Sa kõnnid läbi tavalise Ameerika linna ja 100 jalga su jalge all on veel üks linn. Tänavad, poed, isegi inimesed. Tere tulemast Ameerikasse, mida sa pole kunagi näinud. Alustame numbriga 16. Portlandi linn Oregonis ei näe välja nagu metsik lääs, kuid 19. sajandi keskpaigas oli see üks maailma ohtlikumaid sadamaid. Külastavad meremehed jõid ja kadusid jäljetult. Kohalikud sosistasid, et mehi uimastati ja salaja maa alla viidi, et neid siis meeskonda vajavatele laevakaptenitele maha müüa. Muidugi, see kõlab dramaatiliselt ja suurem osa sellest on ilmselt linnalegend. Kuid tunnelid on päris. Neid tuntakse Shanghai tunnelitena. 19. sajandi lõpuks looklesid need läbi Portlandi ajaloolise kesklinna, ulatudes otse sadamani. Need ühendasid kohalike ettevõtete keldrid, muutes asjade liigutamise lihtsamaks. Samuti kasutati neid oopiumikoobastena, joomakohtadena ja isegi arestikambriteks. Tänapäeval on enamik tunneleid suletud, kuid mõnel vanal Chinatowni baaril on endiselt ligipääs olemas. Mõned külastajad ütlevad, et nad kuulevad endiselt metallilisi helisid kambrites kajamas. Torud, elav kujutlusvõime või Portlandi maha matmata minevik. Kuid mitte iga maa-alune linn ei alanud saladusena. Mõned tekkisid siis, kui ülal asuv linn lihtsalt kadus. Number 15. Seattle ei kavandanud maa-alust linna. See lihtsalt põles selleks. 6. juunil aastal 1889 läks liimipott värvipoodis ümber. Järgmiseks hommikuks oli kogu äripiirkond, 4 kai ja raudteejaamad muutunud suitsuvaks tuhaks. Keegi ei saanud surma ja linn muutis tragöödia õitsenguks. Seattle ehitas suuremalt ja tugevamalt. Puit asendati tellise ja kiviga. Rahvaarv kahekordistus. Aga tänavad. Neid tõsteti 30 jala võrra, et vältida pidevat üleujutust. Kuid kui uus linn kerkis, jäi vana täpselt samasse kohta. Pioneer Square'i all jätkusid Seattle'i algsed tänavad, kaupluste esiküljed ja kõnniteed, mis olid pimeduses täiuslikult säilinud. Aastaid kasutasid inimesed neid endiselt. Poed tegutsesid maa all, avati aurusaunu, isegi bordellid olid tegevuses. Siis muutus kõik. 1907. aastal tabas Seattle'it katk. Linnajuhid sattusid paanikasse. Süüdi olid rotid. Kõik maa all olnud inimesed aeti välja, käigud suleti, sissepääsud müüriti kinni. Enamik inimesi unustas tunnelid kuni 1960-ndateni. Linna uuendamine tõi maa-aluse maailma taas päevavalgele. Ja linn üritas selle kasutuskõlbmatuks tunnistada, kuid ebaõnnestus. Üle 500,000 inimese kirjutas alla petitsioonile selle päästmiseks. Täna toimuvad maa-alused ekskursioonid, kus saab endiselt näha killukest vanast Seattle'ist. Tuhmunud poefassaade, kummituslikke tänavaid ja palju muud. Seattle polnud aga ainus linn, mis oli sunnitud enda peale uuesti üles ehitama. Number 14. Sacramento on Seattle'i vastand. See ei põlenud, vaid uppus. 1861 kuni 62 aasta talvel sulatas soe vihm Sierra Madre lume. Kogu see vesi voolas alla ja sellel polnud kuhugi minna, välja arvatud Sacramento. Siis juhtus see uuesti ja uuesti. Jaanuariks oli üleujutus nii hull, et kuberner pidi oma häärperisse sõudepaadiga minema ja sisenema teisele korrusele. Inimesed said äkitselt aru, et Sacramento asub üleujutusalal. Selle asemel, et põgeneda, ehitati linn kõrgemaks. Järgmise 15 aasta jooksul tõsteti seda 3-6 meetri võrra. Hooned tõsteti üles suurte kruvitungraudadega. Loodi uued tänavad, kuid vanad tänavad jäeti puutumata ning neist said Sacramento maa-alused tänavad. Vanu keldreid muudeti baarideks, hasartmängusaalideks ja lõbumajadeks. Äri õitses, kuni linn edasi liikus ja kõik maha maeti. Täna annavad need aimu sellest, kuidas inimesed kunagi elasid. Sacramentos lahkusid inimesed lõpuks maa-alusest maailmast. Ühes linnas sai sellest aga midagi, millest nad ei suutnud põgeneda. Number 13. Centralia, Pennsylvania ehitati söe peale ja mais 1962 süttis see põlema. Vahetult enne USA langenute mälestuspüha otsustas linn oma prügimäe vanamoodsal viisil ära põletada. Keegi ei saanud aru, et linn asub vanade söekaevanduste kohal. Varsti süttis tulekahju söekiht ja muutus põrguks. Alguses tundus, et linnal on tuli kontrolli all, kuid siis hakkas maa seest suitsu välja imbuma. Õhk muutus mürgiseks. Süsinikmonoksiid täitis keldrid. Inimesed hakkasid lahkuma, algul aeglaselt.
mõned elanikud püüdsid siiski jääda. 1983 aastal oli 12-aastane poiss surmasuus, kui kukkus mürgiseid gaase täis neelukoopasse. See oli lõpp. Föderaalvalitsus sekkus, ostis linna $42 miljoni eest ja kuulutas peaaegu kõik hooned elamiskõlbmatuks. Elanikud evakueeriti. Õiguslikud vaidlused kestsid aastakümneid, samal ajal kui tuli põles tänavate all edasi. Täna on alles vaid 5 inimest. Linna sihtnumber tühistati 2002. aastal ja arvatakse, et tuli põleb veel 250 aastat. Ja kui sulle meeldivad sellised kaardisukeldumised, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu, sest minu karjäär on nüüd täielikult maa alla läinud. Igatahes, mitte kõik maa-alused ruumid ei ole juhuslikud. Mõned on ehitatud meelega, et silma alt ära olla. Number 12. Kui keeluseadus Los Angeleses kehtima hakkas, ei jäänud linn kuivaks. See läks maa alla. LA tänavate all ulatusid tunnelid 11 miili kaugusele, ühendades baare, keldreid ja salabaare. Päeval olid sellised kohad nagu King Eri Salong, lugupeetud klaverjärid. Öösel oli see aga vilgas menukoht sügaval inglite linna all. Keeluseadus lõppes 1933 aastal, kui tunnelid olid endiselt kasulikud kuulsustele. Hollywood oli plahvatuslikus tõusus ja kaameraid tuli samuti massiliselt juurde. Mõned Los Angelese kõige kurikuulsamad kohad kasutasid tunneleid, et staarid saaksid paparatsodest mööda hiilida. Cecil Hotelli oli tunnel, mis viis Players Clubi, mis oli Howard Hughesi ja teiste A-kategooria kuulsuste lemmikkoht. Hotell suleti ja tunnelist sai linnalegend kuni 2012 aastani. Hoones renoveerimistöid teinud töölised komistasid tunneli otsa ja nüüd hakkavad asjad tõsiseks minema. 11. Boston on revolutsiooniliste legendide sünonüüm. Seega on loomulikult kuulujutud linna all olevatest tunnelitest. Sõdurid liikusid inglaste jalge all. George Washington hiilis märkamatult minema. Kuid enamik sellest on liialdatud. Boston ei ole tunnelite jaoks ehitatud. Grundvee tase on kõrge. Suur osa linnast asub täitepinnasel. Kui liiga sügavale kaevata, muutub maa pehmeks, ebastabiilseks ja ohtlikuks. Kuid see ei tähenda, et seal all midagi peidus poleks. Enamik sissepääse on nüüdseks suletud ja just sellepärast levivad Bostonis maa-alused kuulujutud edasi. Parimad peidupaigad on need, mida sa tegelikult kontrollida ei saa. On olemas legend, et linna põhjaosas olid tunnelid kasulikud keeluajal. Salaviinavedajad smugeldasid nende kaudu ebaseaduslikku alkoholi, olles föderaalidest alati 1 sammu võrra ees. Tänapäeval on ehitustööd enamik tunnelitest sulgenud. Mis iganes on alles jäänud, see on ligipääsmatu, dokumenteerimata ja lihtne ülehinnata. Aga Boston ei ole ainus linn, mille all midagi peidus on. 10. koht, New York. See võib olla linn, mis kunagi ei maga, kuid seal on palju asju, mis on otse silme all peidus. Waldorf Astoria võib olla üle 90 aasta vana, kuid see on endiselt vanakooli luksuse sümbol. Kuid hoolimata sellest, et see on üks linna kuulsamaid hooneid, on sel oma saladus. Rada 61. See on osa New Yorgi raudteesüsteemist, mis ehitati 1910. aastatel ja ühendab Grand Central Terminaliga. Kuid seda rada ei olnud kunagi mõeldud reisijatele. Selle asemel oli see osa elektrijaamast, mis oli mõeldud tuha ja prahi vedamiseks. Ja see oleks täiesti unustusse vajunud, kui poleks olnud Franklin D. Roosevelti visiiti 1944 aastal. President kasutas seda oma asjade hoidmiseks, mitte poliomüeliidi varjamiseks, nagu kuulujutud väitsid. Pärast seda sai 61 rajast legend. Seal peeti moeshowsid. Tunnustatud kunstnik Andy Warhol kasutas seda 1965. aastal peo korraldamiseks. Ja pärast 11. septembri terrorirünnakuid kaaluti seda ÜRO delegaatide põgenemisteena. Hooldusmeeskonnad hoiavad seda endiselt töökorras, kuid see on rangelt keelatud ala. Tuhanded inimesed kõnnivad sellest iga päev üle, teadmata, et see seal on. Mitte kõik maa-alused ruumid polnud varjatud ega ebaseaduslikud. Mõned neist olid mõeldud püsivaks kasutamiseks. 9. punkt. Mitte kõiki maa-aluseid linnu ei kasutatud ebaseaduslikeks tegevusteks. Kansas City läks meelega maa alla. Seal asub maailmas suurim maa-alune ärikompleks. 160 jalga sügaval Missouri jõe põhjakaldal asuvates nõlvades leiad subtropolise. Rändajad raiusid lubjakivi kaevandusest välja 55 miljonit ruutjalga. Seal on isegi 10,5 miili sillutatud ja valgustatud teid. Aga miks? Tänu looduslikult stabiilsele keskkonnale ja meeldivale temperatuurile, mis püsib aastaringselt 18–21 kraadi Celsiuse järgi.
Pole halba ilma, pole kuumalaineid, pole tornaadosid. Sinna kolisid laod. Sama tegid tootjad, kontorid, isegi postkontor. Täna tegutseb seal all rohkem kui 55 ettevõtet. Tõestus, et maa alla minek ei tähenda alati kurjuse peidupaika. Ja mõned maa-alused projektid polnud üldse äriga seotud. 8. koht. Washington DC-s asuvad mõned Ameerika kuulsaimad maamärgid. Kuid kui pöörad H tänavale, peidab kitsas allee midagi muud. Kui sul oleks lubatud sealt läbi minna, aga ei ole, viiks see lõpuks Valge Maja keldrisse. Kodusõja ajal kartis kindral Winfield Scott, et pealinn võib langeda. Ta soovis viimase vastupanu kohta ja valis selleks Rahandusministeeriumi hoone. Tahutud graniidist, kergesti kaitstav ja maa all. Seda rünnakut ei tulnudki, kuid idee jäi püsima. Teise maailmasõja ajal tundus Valge Maja õhurünnakute suhtes haavatav. Kiruga kaevati tunnel, mis oli 761 jalga pikk ja ühendas Valge Maja keldri Rahandusministeeriumi juurdeehitisega. Sees oli varakamber, mis oli täidetud toidu, mööbli ja varudega. Presidendid kasutasid seda mõnikord turvalisuse huvides, mõnikord sõjavastaste meeleavaldajate vältimiseks. Ja presidendi mehed kasutasid seda, et salaja oma armukesi sisse viia. Siis muutis külm sõda kõike. Valge Maja alla ehitati veelgi sügavam punker. Presidendi hädaolukorra operatsioonide keskus, mis oli mõeldud USA valitsuse töö jätkamiseks pärast tuumalööki. Ja Washington ei ole sellega veel lõpetanud. 7. koht. Kui sõidad 48 miili Washingtonist läände, jõuad Blue Monti, Virginiasse ja alale B. Ametlikult rajati see ilmajaamana, sellepärast tuntaksegi seda kui Mount Weatherit. Tänapäeval tegutseb seal FEMA rajatis, kuid selle mäe all peitub tohutu maa-alune kompleks. Plavaatuskindlad uksed, oma veevarustus, avariitoide, haigla, eluruumid, isegi krematoorium. Rajatis valmistati ette Kuuba raketikriisi ajal. Aga pole kinnitatud tunneleid, mis ühendaksid Mount Weatheri Washingtoniga. Peaaegu 80 kilomeetri pikkuse tunneli salaja kaevamine oleks üsna keeruline. Kuid kuulujutud ei kadunud kunagi. Kuid riigi plaanid ei piirdunud ainult Washingtoni all toimuvaga. Mount Weather oli mõeldud valitsuse töö jätkumise tagamiseks. Järgmine rajatis, see oli sõjaks. 6. koht. 1950-ndatel seisis USA silmitsi karm reaalsusega. Washington ei pruugi tuumarünnakut üle elada. Seega rajati teine Pentagon Pennsylvania osariigi Blue Ridge'i mägedesse. 1953 aastal valmis Site R, mille maksumus tänapäeva rahas ulatub mitme miljardi dollarini. Sees on elektrijaamad, veehoidlad, toiduvarud, juhtimisruumid, isegi baar. Kui päris Pentagon hävitataks, võtaks see koht juhtimise üle. Asepresident Dick Cheney evakueeriti sinna pärast 11. septembri rünnakuid. Tunnelid on nii suured, et sinna mahub mitu kolmekorruselist hoonet. Ja valitsuse plaanid ei piirdunud ainult Pentagoniga. 5. koht. Greenbrier Hotel White Sulphur Springsis, Lääne-Virginias, on tegutsenud alates 1913 aastast. Selle külaliste hulka kuulub 28 presidenti ning seal peeti Teise maailmasõja ajal olulisi rahvusvahelisi konverentse. Ja see tegi selle ideaalseks. Külma sõja ajal oli Pentagonil tagavaraplaan, kuid kongressil seda polnud. Nii alustas hotell 1959 aastal uut ehitusprojekti. Külalised nägid laiendatud majutusvõimalusi ning sellele pandi hüüdnimi Lääne-Virginia Deep. Aga toimus veel midagi. Midagi maa all. Project Greek Island. Otse alla ehitati tohutu punker. 3,5 meetrit lai, 3 meetrit kõrge, 45 sentimeetrit paks ja kaalus 25 tonni. Ja see on vaid üks plahvatusuks. Neid oli 3. Nende taga olid rajatised, mis suutsid mugavalt mahutada kõik 535 kongressiliiget, vähemalt 60 päevaks. Nad said süüa, magada, treenida ja seadusi vastu võtta, ilma et keegi teaks, kus nad asuvad. Varjendid hoiti 30 aastat varustatuna, kui külma sõja pinged kasvasid, kuid keegi ei kasutanud seda kunagi. 1992 aastal paljastas ajalehe Washington Post uurimine varjendi. Mõne päeva jooksul suleti see. Sellest travismiobjekt, kuid täna asub seal andmekeskus. Mõned plaanid on aga liiga suured, et neid hoonete alla peita. 4. punkt. Kui palju saab maailma lõpuks kaasa pakkida? Selgub, et väga palju, sest maa all on terved naabruskonnad. Ja siis on veel Cheyenne Mountain, linn, mis asub 600 meetri paksuse kivikihi all.
see ehitati aastatel 1961–1966 ning see on loodud vastu pidama otsesele tuumalöögile, mis on 1000 korda võimsam kui Hiroshimale ja Nagasakile heidetud pommid. See hõlmab 2,1 hektarit ja on raiutud 700 000 tonni graniiti. Sees on 15 massiivsed hooned, mis on paigaldatud hiiglaslikele vedrudele ja isoleeritud lööklaine eest. Seel on jõusaalid, ühiselamud, haiglad, veehoidlad ja juhtimiskeskused. Isegi Subway võileivarestoran on olemas. Seal on isegi oma veehoidla, mis mahutab 1,5 miljonit gallonit vett. Mägi suudab end tuumarünnaku korral isoleerida ja toimida iseseisvalt mitu kuud. Kuid mitte iga maa-alune varjend ei olnud mõeldud ametnikele. Kolmandaks, Kuuba raketikriisi ajal ei olnud iga varjend mõeldud seadusandjatele või kindralitele. Üks plaan keskendus Ameerika kodanike turvalisusele. Grand Canyon Caverns Underground Suite ehk Grand Canyon Bunker. President Kennedy soovis, et Grand Canyoni koopad muudetaks tuumavarjendiks. Toit ja vesi viidi 67 meetri sügavusele maa alla, et toetada vähemalt 2000 inimest. Tänapäeval on Grand Canyoni koobaste hotell muutud selle sviidiks, mille hind on $1000 öö eest. Aastate jooksul on see siiski palju muutunud. Sviidis on kõik mugavused, mida võiksid soovida. Teler, muusika, 2 inimese voodid, isegi raamatukogu. John F. Kennedy tellitud toiduvarud on siiani alles. Kubaste kuiv kliima hoiab kõik värskena. Ja üks maa-alune ruum ei olnud üldse ellujäämiseks ehitatud, vaid selleks, mis tuleb pärast seda. Teiseks, 1970-ndatel hakkas Gerard B. Henderson, kosmeetikafirma Avoni direktor, muretsema oma turvalisuse pärast. Nii kolis ta maa alla. 1978. Aastaks oli Las Vegase maa-alune mõis valmis, umbes 8 meetrit maa all. See on ehitatud betoonist ja terasest. Ainus viis sisse pääseda oli läbi uste, mis nägid välja nagu suured rahnud. Sees oli 5 magamistuba, 6 vannituba, bassein, 2 spaad, baar, tantsupõrand, saun ja isegi 4 auguga golfi harjutuskriin. Seal oli isegi kunstlik taevas, mis simuleeris päevavalgust. Täna on see maa-alune peidupaik endiselt olemas, maetud teise maja alla. Selle omanikud, Stasis Foundation, ostsid selle 2014 aastal $1,15 miljonit eest. Räägitakse, et nad muudavad selle muuseumiks. Ja lõpuks, number 1 on Ameerikas üks maa-alune piirkond, mida ei ehitatud ellujäämiseks. See ehitati mälestuste jaoks. 1940 aastal tuli Oglethorpe'i ülikooli presidendil Thornwell Jacobsil üks idee. Tänapäeva ühiskond peaks säilitama oma aardeid, täpselt nagu tegid seda vanad egiptlased. Sügaval ülikooli Phoebe Hearst Hallis on tsivilisatsiooni krüpt. 6 meetrit pikk, 3 meetrit lai ja 3 meetrit kõrge tahutud tahkesse aluspõhja, sügaval graniidi all. Ruumid on õhukindlad, tugevdatud ja puutumatud. Sees on igapäevased esemed, mis on mõeldud esindama 20. sajandi alguse tsivilisatsiooni. Artišooplaadid, plastist, Donald Duck, FDR-i ja Hitleri häälesalvestised. Krüpt on suletud kuni aastani 8113, mis väidetavalt on sama kaugel Jakobi ajast kui varaseim kalender. Tõestus sellest, et kuigi ameeriklased kaevavad tunneleid, et peituda, põgeneda ja ellu jääda, kaevavad nad mõnikord lihtsalt selleks, et neid mäletataks. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back. On 1930-ndad, leivajärjekorrad, tolmutormid ja meeleheide on päevakorras. Kuid Ameerika vaeseimates nurkades ilmub valgus. Päris valgus. Justkui pered vajutaksid lülitit ja kutsuksid jumalatelt tule. Väljas ärkavad masinad ellu, lõpetades sellise ränga töö, mis on selgrooge lõhkunud sellest ajast, kui inimesed sirgelt kõndima hakkasid. See on nagu elamine tulevikus. Mis on selle saladus? Midagi, mis kõlab pigem nagu paberimajandus kui ime. Tennessee oru administratsioon. Mis see siis täpselt oli? Tööstusrevolutsioon ja Ameerika Ühendriigid. See oli nagu kapitalistlikus taevas loodud paar, armastus esimesest silmapilgust. 1890. aastaks oli Ameerika muutunud maailma suurimaks majandusjõuks. Seda toitsid nafta, teras ja puhas jultumus. Muidugi, mõned inimesed said rikkaks, tõeliselt rikkaks. Ülejäänutele jäi peamiselt tahm,
ja 14-tunnised vahetused. Aga nagu igas tärkavas armuloos, oli ka siin kolmas ratas, Maa-Ameerika. Tööstusrevolutsioon ei levinud üle kogu riigi võrdselt. See vaatas korra maapiirkonda ja ütles, võib-olla hiljem. Ja ükski koht ei tundnud seda rohkem kui Tennessee org. Ja siin see ongi. See hõlmab Tennessee jõe valgala, mis loogleb läbi Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina ja Virginia. Kõlab idülliliselt, eks? Jõed, künklikud maastikud, kogu see vesi. Võiks arvata, et see on paradiis. Aga eksid. Tennessee osariigi Unioni maakonnas oli vaid 1% taluomanikest siseveevärgiga varustatud. Kogu orus oli vaid 3 inimesel 100 elekter. Kõik teised vaatasid elektrit kahtlustavat, nagu oleks see 1930-ndate krüptoraha. Mõtle tehnoloogia puhastusele, aga veelgi kehvema hügieeniga. Tööstuslikus Ameerikas jäi Tennessee org maha. Tõestus, et riigi abielu oli veidi mürgine. Põhjaosariigid olid varakult tööstuslikuks muutunud. Lõuna ootas ikka veel mesinädalate algust. Lõuna majandus oli allakäiguspiraalis juba ammu enne börsikrahhi ja asi polnud ainult puuvilla hindade languses. Tundus, nagu oleks Jumal ise oma asjad kokku pakkinud, põhja kolinud ja külmkapile õnnesoovi kirja jätnud. Enterprises Alabamas on monument, mis pole pühendatud ei kangelasele ega lahingule, vaid hoopis putukale, puuvillapõrnikale. See putukas tuli 1890-ndatel Mehhikost üle piiri ja laastas lõunaosariikide puuvillapõlde, hävitades inimeste elatusallikad. Kujuta ette, et oled nii kollektiivselt traumeeritud, et ehitad oma vaenlasele ausamba. Kuid isegi siin oli geograafia jätnud ühe viimase kingituse. Õnnistus ilmus Muscle Shoalses Alabamas. Seal langeb Tennessee jõgi. 30 miili jooksul 140 jalga. Kogu see langev vesi tähendas tohutut kasutamata energiat. Looduslik hydro-jackpot lihtsalt seisis seal, oodates, et keegi seda märkaks. Ma tean seda tunnet. Kui sulle need videod meeldivad, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu, sest ilmselt liigub mu elu ainult ühes suunas. Zoom sisse. Igatahes 1916. Aastaks pööras föderaalvalitsus sellele tähelepanu. Osteti see koht, ehitati Wilsoni tamm ja plaaniti varustada energiaga lämmastikutehas esimese maailmasõja lõhkeainete jaoks. Väga patriootlik. Väike probleem? Sõda lõppes varem. 1921 aasta General Electricu kaart hõõrus lihtsalt soolahaavale. Osariigid olid kaardil kas suurendatud või vähendatud sõltuvalt sellest, kui paljudel inimestel oli elekter. Washington DC nägi välja, nagu oleks ta kaardi ära söönud. 98% elektrifitseeritud ja üsna enesekindel. Riigi keskmine 57%. 108 miljonist ameeriklasest oli 62 miljonil valgus. Ülejäänud elasid sisuliselt nagu seepia filtris Instagramis. Kodus sõda oli ammu läbi, aga Mason-Dixoni joon tegi ikka veel oma tööd. Peaaegu sajand hiljem nägi Ameerika Ühendriigid välja ebamugavalt sarnasena 1830. aastaga, ainult et paremate mütside ja kehvemate aktsiaturgudega. Lõunaosariikide sissetulek püsis umbes 60% riigi keskmisest. See oli suure majanduskriisi versioon lausest "Meil läheb hästi". Wilsoni tamm avati 1925. Aastal makstes $47 miljonit, mis tänapäeval oleks umbes $663 miljonit. See on soodne tehing. See on sama hind, mis perepakil munadel aastal 2025 kongress sattus paanikasse. See oli suur raha, nii et nad üritasid seda maha müüa. Siis tuli ostjate paraad. Henry Ford tegi pakkumise 99-aastasele rendile, et ehitada nitraaditehas. See oli piirkonna esimene pilguheit sellele, milline tööstus võiks välja näha. Aga ükski lõunaosariik ei võidelnud selle säilitamise eest. Mitte ükski. Surve tuli senatorilt Nebraskast. Ainus mees, keda kohalik majandus huvitas, elas 800 miili kaugusel. Senator George W. Norris proovis 6 korda saada föderaalset toetust Tennessee oru arendamiseks. 6 korda. Selleks ajaks ei pakkunud ta enam poliitikat. Tal oli juba tagasilükkamise kiiks küljes. Möllavate 20ndate ajal oli ta õige mees täiesti vales parteis. Washington oli liiga hõivatud šampanjas suplemisega, et hoolida inimestest, kes ujusid üleujutusvees. Siis oli aastatel 1925 kuni 1928 põud. Saagid hävisid. Kariloomad nälgisid. 1929 aastaks elasid vaesed valged Georgia elanikud umbes $200 eest aastas, mis tänapäeval oleks umbes $3800. Ja see oli enne suurt depressiooni.
kui krahh tuli, purustas seega selle vähese aluse, mis neil oli. Puuvilla hind langes 1931 aastal 5,6 sendini naela kohta, mis oli madalaim tase aastakümnete jooksul. Kogu lõunaosa majandus oli näoli kukkunud mulda, mida ta üritas harida. Ameerika on alati olnud keeruline. Üks pool tööstuslik ja ambitsioonikas, teine aga kobab endiselt pimeduses, püüdes valguslülitit leida. Tööstusrevolutsioon muutis need erinevused lihtsalt võimatuks eirata. Kuid lahutus ei tulnud kõne allagi. Nad pidid selle toimima panema nagu paar, kes jääb laste pärast kokku. See ei oleks pidanud nii olema. Saksamaa, pommitatud, laostunud ja endiselt esimest maailmasõda emotsionaalselt läbi töötamas, oli 90% oma taludest elektrifitseerinud. Uus-Meremaa jõudis 60%-ni ja olukorra veelgi hullemaks tegemiseks oli ka Kanada ees. 1930. aastatel oli 20% Ontario maapiirkondadest juba elektriga varustatud. Küsimus oli, kuidas seda teha ja kuidas seda teha suure depressiooni ajal. See ajajärk oli viletsus mastaabis, mida on raske ette kujutada. 2008 aasta krahh tundus selle kõrval nagu halb esmaspäev. 1933 aastal ulatus töötus peaaegu 25%-ni. Polnud olemas TikToki ega Instagrami, millele toetuda. Sa ei saanud lihtsalt end ümber leiutada kui depressiooni ajastu mõjutaja. Sa olid liiga hõivatud nälgimisega ja valu ei jagunenud ka ühtlaselt. See 25% oli vaid riigi keskmine. Mõnes piirkonnas läks hästi, teised piirkonnad nägid välja, nagu oleks majandus elust loobunud. Põhjaosas sai eriti kõvasti pihta. Michigani töötuse määr tõusis lausa 35,9%-ni. New York ja Pennsylvania polnud kaugel maas. Julm, aga siiski talutav. Kuid kui suunduda lõuna poole, läks olukord tõeliselt süngeks. Georgia ja Lõuna-Carolina said hakkama umbes 19%-ga. See oli hea uudis. Lõunaosariigid olid juba enne depressiooni vaesed. Mustanahaliste lõunaosariiklaste jaoks oli olukord veelgi hullem. Loomulikult oli. Üle riigi oli pool afroameeriklastest tööta. Jim Crow lõunas polnud see lihtsalt majanduslangus. See oli lausa piibellik. Atlantas kaotas 70% mustanahalistest töötajatest töö, sest lihttööd, mida valged varem põlgasid, tundusid nüüd nagu edutamine. Ja arva ära, kes need töökohad esimesena said? Jah. Seda pole raske ära arvata. Esimestel aastatel tundus olukord lootusetu. Depressioon süvenes aina edasi. Paljud lõunaosariikide elanikud, eriti Tennessee orus, oleksid Hoovervilli pidanud lausa edasiminekuks ja paljud kolisid põhja poole, et seda teooriat proovile panna. Seal olid tingimused kuidagi veelgi hullemad kui ülejäänud lõunas. Igal aastal tabasid piirkonda üleujutused, uputades 11 000 ruutmiili pinnas, uhuti minema. Saagid kadusid. 7 miljonit aakrit põllumaad hävis. Tulekahjud hävitasid igal aastal 10% metsadest. Tundus, nagu oleks maal lõunaosariikide vastu tõsine vimm. Unioni maakonnas oli sissetulek elaniku kohta vaid 44% riigi keskmisest. 30% inimestest põdes malaariat. Kui depressioon oli lõunaosariikidele tugev hoop, siis Tennessee org sai otsetabamuse lõuale. Siis 1933. Aastal saabus Franklin D. Roosevelt. Ta tuli kohale nagu poliitiline eksortsist. Vähem kui 2 kuud pärast ametisse astumist allkirjastas F.D. Roosevelt Tennessee oru administratsiooni seaduse, mis tõi kaasa suuri lubadusi. Taastada põllumajandusmaa ja tööstus. Üldiselt veenda ameeriklasi, et valitsus suudab tegelikult teha midagi muud, kui kõike ära rikkuda. TVA oli julge ja ambitsioonikas ning see tekitas kiiresti vaenlasi. Eratootjad pidasid föderaalset elektriettevõtet puhtaks pühaduse teotuseks. Nende jaoks polnud elekter edasiminek, vaid kasum. Mõte riiklikust elektriettevõttest ajas nad marru. Just kui oleks keegi avanud tasuta bufeelaua otse nende 5 tärni restorani kõrvale. Nii et Ameerika vanale traditsioonile kohaselt nad kaebasid kohtusse. See on selleks ajaks peaaegu refleks. Ja Tennessee jõe elektriametile, TVA, ei paistnud hästi minevat. Kohtud otsustasid alguses nende kahjuks, kuid apellatsioonis õnnestus neil siiski võit tagasi saada. Aga ikkagi, see oli Ameerika. Alati on veel üks kohtuasja võimalus. Järgnes midagi, mida tavaliselt valitsusega ei seostata. Kiirus. Tavaliselt ootavad inimesed uuringuid, kuulamisi, 5-aastast plaani, et teha 1 aasta otsus. Tennessee jõe elektriametil, TVA, polnud seda luksust. Mis iganes head see teha suutis, tuli teha kiiresti, enne järgmist üleujutust või kohtukuupäeva. Alustati Wilsoni tammi ülevõtmisega.
sellest sai Tennessee jõe elektriameti TVA esimene peakorter. See oli jõudemonstratsioon, viis näidata, milleks nad võimelised on. Muscle Shoalsist sai esimene piirkond, mis sai elektrit Wilsoni tammist. Üle 100 lähedal asuva linna järgnesid. Elekter ei valgustanud ainult kodusid, see muutis inimeste elu täielikult. Pärast aastaid higi, päikesepõletust ja katse-eksituse meetodil põlluharimist said inimesed lõpuks lülitit vajutada ja astuda 20 sajandisse. Teate küll, see, kus kõik teised olid juba mõnda aega olnud. Tsivilisatsioon 2.0, nüüd vähemate tõrvikutega. Esimene projekt. Läikiv uus tamm Clinchi jõel. Senator Norris järgi nimetatud tammi ehitus algas 1933 aasta oktoobris. Äkitselt oli jälle tööd. Päris, aus, arved ära maksta võimaldav töö. Aasta jooksul oli TVA palgal 9000 inimest. Ja erinevalt enamikust depressiooniaegsetest töökohtadest olid need töötajad organiseeritud. Franklin Delano Roosevelt oli ametiühingute sõber ja TVA järgnes tema eeskujule. Kuid TVA polnud ainult kangelasteod ja hüdroenergia hiilgus. Kohalikud elanikud polnud vaimustuses. Kujuta ette, et valitsus tuleb, ujutab su talu üle ja kolib su maja ümber. Raske on tänulik olla, kui su esikuuksest saab järsku veepiiriga kinnistu. Aga 1930-ndatel ei olnud võrdseid töövõimalusi. Mitte ühtegi. Ja kuigi paljud afroameeriklased olid Lincolni parteist üle läinud ja hääletasid FDR-i poolt, polnud tema mingisugune kodanikuõiguste kangelane. Et oma New Deali läbi suruda, vajas ta lõunaosariikide demokraate, mis tähendas kompromisse, suuri kompromisse. Mustanahalised töötajad said harva võimaluse. Kui nad võimaluse saidki, oli see tavaliselt kas harja või labidaga, mitte kunagi plaanide koostamisel. Naised ehitusplatsil? Jah, seda ei juhtunud. Depressioon oli palju muutnud, kuid soorollid polnud nende seas. Naine kiivris oleks võinud sama hästi olla ulme või nõidus ja põlisameeriklaste mured olid vaevu märgatavad. TVA veehoidlad neelasid endasse matmispaigad. Valitsuse kasuks tuleb öelda, et nad matsid säilmed uuesti ja paigaldasid uued hauakivid. See oli kena žest, arvestades, et esivanemate hauale kogemata järve tekitamine polnud brošüüris kirjas. Norrise tamm polnud odav. $32,3 miljonit 1930-ndatel. Tänapäeva rahas umbes 724 miljonit. Ja see tuli ka inimohvritega. 3000 perekonda ja 5300 hauda viidi mujale. Valitsus nimetas seda edasiminekuks. Inimesed vee all oleksid ilmselt öelnud midagi muud. 1935. Aastaks oli vaid 1/10 Ameerika talust elekter. Ja kuna 21% ameeriklastest töötas endiselt taludes, polnud see mingi kõrvaline probleem. Kui linnast välja astusid, ei jätnud sa lihtsalt kaasaegset elu selja taha. Sa rändasid ajas tagasi. 1936 aastaks oli Norrise tamm töös ja see oli alles algus. Samal aastal otsustas ülemkohus, et TVA on põhiseaduspärane. Selle rohelise tulega hakkas agentuur suuremalt mõtlema. Kinnitati 9 uut tammi. Seejärel ehitati 16. Sest nagu kõik teavad, kui kord juba alustada tammide ehitamist, ei saa enam pidama. Nüüd oli aeg, et tuled lõpuks põlema läheksid. Veel üks uue kursi projekt aitas selle teoks teha. Maa elektrifitseerimise administratsioon. TVA nooremvend, kes tuli hiljem kohale, aga sai ikkagi au endale. Mis oli selle ülesanne? Muscle Shoalsi mudeli laiendamine üle kogu Tennessee oru. Fontana tammist sai krooni juveel. Kui Wilson ja Norris olid muljetavaldavad, siis Fontana oli tõeline koletis. Tammide Godzilla, aga sõbralikum ja vähem radioaktiivne. 480 jala kõrgusena on see siiani kõrgeim tamm Mississippist ida pool. Selle veehoidla, Fontana järv, katab üle 10 000 aakri, kuid selle maalilise vee all peitub saladus. Nagu Norris enne seda, oli ka Fontanal oma võitjad ja kaotajad. Ernemann toob alati kaasa kaotuste nimekirja. Mitmed linnad asuvad Fontana järve all, kõik hävitatud, nagu tänapäevane suur veeuputus. Ainult ilma tüübita, kellel oli laev. Ometi täitis tamm oma ülesande. Jaapan pani seda tähele. 1930-ndatel räsisid taifuunid rannikuid. Põllud olid vee all ja Põhja-Jaapan vajus näljahätta. Teine kontinent? Sama probleem. Ema loodus oli maailmaturneel. Japaani insenerid tulid Ameerikasse tuurida TVA-d 1938. Aastaks ehitas Jaapan 5 hüdroelektritamme Kitakami jõele. Kunagi katastroofidele aldis, piirkond muutus Jaapani sõjatööstuse keskuseks.
kui see ei päästnud impeeriumi, selgus, et tuumapommi vastu tammidest ei piisa. Kuid TVA ajastus oli tähtis ka teisel põhjusel. Suur depressioon ei murdnud ainult Ameerikat, see tabas kogu maailma. Saksamaa, mis alles toibus Esimese maailmasõja tagajärgedest, oli üks rängemini kannatanuid. Ja 2 kuud pärast seda, kui FDR ametisse astus, pani oma masina käima hoopis teistsugune juht. Adolf Hitler hindas samuti infrastruktuuri väga kõrgelt. Talle meeldis autobaan ja kogu see sõjateema. Kui tema välksõjakampaaniad algasid, sai valusalt selgeks, kui kaugele Ameerika oli maha jäänud. Ameerikal oli optimism. Adolfil olid tankid, aga oli olemas salarelv. TVA odav elekter muutis vaese ja mahajäänud piirkonna sõjamasinaks. Elekter sai suureks kordistajaks. Tehased kerkisid üleöö, lärmakad, kuumad ja tõenäoliselt rikkudes mitmeid ohutusnõudeid. Äkitselt said Tennessee oruinimesed demokraatia arsenali osaks. Nad valmistasid terast laevade, mürskude ja relvade jaoks. Alumiiniumlennukite jaoks veeti konveierilt välja veoautode kaupa. Lennukid ehitati Tennessee oru alumiiniumist. 60% Ameerika laskemoona elementaarsest fosforist tuli siit. Muljetavaldav ja hirmutav. Sa tead, et oled kaugele jõudnud, kui sinu kohalik majandus sõltub asjadest, mis plahvatavad. Ja see polnud isegi kõige plahvatusohtlikum projekt, mida TVA energiaga varustas. Tõepoolest, siin oli nii palju energiat, et Tennessee org sai Teise maailmasõja kõige salajasema projekti jaoks ideaalseks paigaks. Kui sa üritad ehitada relva, mis võib tsivilisatsiooni hävitada, siis vajad usaldusväärset pinget. 19. septembril 1942 tegi vähetuntud kindral oma esimese suure otsuse. Leslie Groves valis Tennessee's vaikse maatüki. See oli kaugel, maal ja nii märkamatult kui võimalik, ilma et peaks maisipõllul peituma. See vastas kõigile nõuetele. Kaugel vaenlase pommitajatest, piisavalt lähedal Knoxville'ile, et töötajaid üle meelitada. Seal elas vaid umbes 1000 perekonda. See tähendas vähem ebamugavaid väljatõstmise vestlusi. Maa oli ka odav. $48 aakri eest, mis tänapäeval oleks umbes 940. Väga soodne hind millegi jaoks, mille kohta me ei saa teile rääkida. Kõige tähtsam oli see, et elekter oli kõikjal. Norristown ja ülejäänud TVA võrk olid valmis varustama energiaga ükskõik mida, milleks see asi kujuneb. Ja see oli suur. Valitsus ostis Clinchi jõe lähedal 59 000 aakrit maad ja hakkas nullist linna ehitama. Alguses nimetati seda Koht X-iks, täiesti mitte müsteeriline nimi. Seejärel Clinton Engineering Works. Lõpuks Oak Ridge. Tõsi, see kõlab nagu pensionäride kogukond, aga just seal õppis inimkond aatomeid lõhustama. Manhattani projekt oli alanud ja TVA oli just liikunud kodude valgustamiselt maailma lõpu leiutamise abistamiseni. Kõigepealt tuli eksperimentaalne X10 tehas. Seal lasti alla alumiiniumkanne, mis oli täidetud uraanipulkadega, mis läbisid keemilise eraldamise protsessi. See viis selleni, et maailma esimene plutoonium toodeti väljaspool laboratooriumi. See oli Fat Mani pommialus, see mille pärast Oppenheimer nüüd kaotas ja mille eest Christopher Nolan auhindu võitis. Ameerika Ühendriigid astusid tuumaajastusse tänu millelegi, millest Tennessee org kunagi puudust tundis – elektrile. Vähem kui 15 aastaga sai vaesest maapiirkonnast mootor, mis aitas võita Teise maailmasõja ja muutis Ameerika suurriigiks. Nii et ära kunagi loobu oma unistustest, eriti kui nendega kaasneb föderaalne rahastus. Pole paha programmi kohta, mille kongress peaaegu paberimajandusega tappis, aga TVA ei olnud veel lõpetanud. Ei piirdunud ainult linnade üleujutamisega, vaid otsustas proovida kätt ka atmosfääriga. 1942 aastal ehitati Watts-Berry auruelektrijaam. Kasu ilmnes siiski kiiresti. Uut energiat oli nii palju, et TVA alustas oma väikese kõrvalprojektiga. Elektrikodu ja taluametiga. Mõtle sellest kui 1930. Amazonist, aga aeglasema tarnega ja vähem miljardäre. See aitas põllumeestel osta elektripliite, pesumasinaid ja niisutuspumpasid. Haiglad muutusid paremaks, koolid samuti. TVA sai isegi õpetajaks. Põllumeestele näidati, kuidas külvata vahekultuure, roteerida põlde ja säilitada pinnast. Valitsus rahastas täiskasvanute haridust, aga rohkem sõnnikuga. Ja tänu üleujutuste kontrollile lakkasid iga-aastased vihmad olemast iga-aastane kriis. Vähem piibeliku karistust, rohkem hallatavat ebamugavust.
odav elekter säästis tööjõudu ja meelitas ligi uusi tööstusi. Tennessee org sai tõelise uuenduskuuri. See muutus põllumajanduslikust mahajäänud piirkonnast tööstuskeskuseks rekordajaga. Kõik tänu hüdroelektrienergiale. Tänapäeval töötab vaid umbes 1,2% ameeriklastest põllumajanduses. Elekter võimaldas teha kõike muud peale põllutööde. See võibki seletada, miks mu tomatid maitsevad nagu märg kartong ja maksavad $5 tükk. Aga erinevalt minu põllupidamisest teadis TVA, kuidas asju paremaks teha. Pärast sõda aitas selle mõju Jaapanil 1000 tõusta. Tänapäeval on riigis üle 3000 tammi. See on maailmas 4. kohal. See on suuresti tänu koostööle Ameerika ja Jaapani planeerijate vahel okupatsiooni ajal. Üks neist nägi võimalust seal, kus kõik teised nägid suitsuseid kraatreid ja eksistentsiaalset hirmu. Jaapani järsud jõed ja tugevad vihmasajud tegid selle ideaalseks hüdroenergia jaoks. See on nagu vana ütlus. Kui elu annab sulle radioaktiivsed sademeid, ehita tamm. TVA edu ja Jaapani edu vallandasid ülemaailmse laine. 1948. aastaks oli tammide ehitamine täies hoos. Järgmisena oli India. Damodari jõgi uputas pidevalt, nii et India vaatas TVA poole ja ütles, me tahame sama, mis neil on. Dominokivid langesid edasi, ükshaaval. Iraani Kusestani piirkond, Kolumbia Kaukaorg, Mehhiko Papaloapani vesikond. Sajandi keskpaigaks oli nii palju TVA koopiaid, et võiks arvata, et need osteti Temust. Aastaks 2023 oli maailmas üle 35 000 hüdroelektrijaama tammi. Neid leidus igal mandril, välja arvatud Antarktika. Anna aega. TVA ei leiutanud tammi, kuid tõestas, et nad suudavad terveid piirkondi paremaks muuta, kui sekka visata ka mõni aatomipomm. Ühinenud rahvaste organisatsioon tegi sellest isegi eeskuju inimeste vaesusest väljaaitamiseks. Tänapäeval on umbes 80% maailma maapiirkondade elanikkonnast elektriga varustatud. 1990. alguses oli see 63%. Palju edusamme ja palju betooni. Ja parim tõestus oli kodu lähedal, 1953. Aastaks oli Tennessee oru elaniku kohta arvestatud sissetulek tõusnud 44%-lt 61%-le riigi keskmisest. Pole paha piirkonna kohta, kus kunagi suhtuti elektrisse nagu ohtliku kuulujutu ja kogu see malaaria probleem kadunud. Elekter ja kuivendus võidavad sääsevõrgud ja palveringid iga kord. Täna toodab TVA umbes 35 gigavatti elektrit. See on suuruselt 6 kommunaalettevõtte Ameerika Ühendriikides. See haldab 30 tammi- ja hüdroelektrijaama, 4 sööelektrijaama, 16 maagaasielektrijaama ja 14 päikeseparki. Siin on isegi üksik tuulepark. Taastuvenergia introvert. Jätkates piiride nihutamist haldab seega 3 tuumaelektrijaama, mis varustavad piirkonda 40% elektriga. Ja sellega ei ole veel kõik. Veel tuumaelektrijaamu on tulemas. Mitte küll tehisintellekti buumi jaoks, kuigi need aitavad kindlasti tulevikus üliõpilastel kirjutada oma esseesid natuke targema vestlusrobotiga ChatGPT. Oak Ridge on taas ajalugu tegemas. TVA sai just loa riigi esimeste väikeste modulaarsete tuumareaktorite jaoks. Need on umbes 1/3 traditsioonilise reaktori suurused ja palju tõhusamad. Valmistatakse tehastes, transporditakse veoautodega ning pannakse koha peal kokku. See on nagu IKEA versioon elektrijaamast, ainult et kui kruvi kaotad, võivad tagajärjed olla palju hullemad. See kõik on osa TVA plaanist saavutada 2050 aastaks süsinikuneutraalsus. Tänu TVA-le sai üks vaesemaid lõunapiirkondi tööstusrevolutsiooni täieõiguslikuks partneriks. Seda taevas tehtud liiduks nimetada oleks ilmselt liialdus. Taevas ei ole just eriti huvitatud aatomipommide leiutamisest, aga see toimis. Paljuski oli see USA ajaloo kõige edukam infrastruktuuriprojekt, võib-olla isegi kogu maailmas. See megaprojekt andis jõudu tervele piirkonnale, kujundas ümber terve riigi ja aitas kogemata kaasa maailma lõpu leiutamisele. Nii et võit kõigile. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage märguanded sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk. Ameerika Ühendriigid võivad olla maailma 3. kõige suurema rahvaarvuga riik, kuid nende 340 miljonit inimest on valivad. 2/3 elab Mississippi jõest ida pool, peaaegu 1/3 surub end rannikualade maakondadesse ja peaaegu pool maaelust asub lõunas. Suured tasandikud on praktiliselt kummituslinn.
mis siis toimub? täna saates Kaardipakk uurime, miks keegi ei ela USA keskosas. Ja kui sellised meistriklassid sulle meeldivad, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu. muidu pean hakkama võõraid inimesi peatama, et nendega geograafiast rääkida. Et selgitada neid rahvastiku tuulepalle Ameerika keskosas, peame alustama põhitõdedest. Kaardist, kus vesi tegelikult asub. Või nagu suuremas osas suurtel tasandikel, kus seda pole. Osad Wyomingi ja lääne tasandike piirkonnad saavad vähem kui 25 sentimeetrit ehk 10 tolli vihma aastas. Kuivem kui su ämmade lihapallid. Olukord paraneb, kui liigud ida poole, kuid ainult tasandike. Kõige kaugem serv saab üle 76 sentimeetri ehk 30 tolli vihma. Samal ajal Mississippist ida pool ja Vaikse ookeani loodenurgas on vesi kõikjal. Tõsi, jõed nagu Missouri, Arkansas, Canadian, Red, Pecos ja Brazos voolavad kaljumägedest suurte tasandike osariikidesse, kuid need on pigem osalise tööajaga töötajad kui usaldusväärsed eluliinid. Need sõltuvad lumekatest ja lumekate muutub aastast aastasse. Suured tasandikud. Mõtle neist kui hiiglaslikust välistingimustes töötavast kuivatist. Põhjas kaotab maa igal aastal umbes 29 tolli ehk 74 sentimeetrit vett. Lõunas on olukord veel hullem. Kaob 56 tolli ehk 142 sentimeetrit vett. See on nagu lasta dušil nädalate kaupa järjest joosta ja siis vaadata, kuidas see lihtsalt kaob. Ja kui sa otsid järvi, siis unusta ära. Mõne üksiku oja või tiigi kõrval pole seal eriti midagi ja needki võivad põuaperioodil täielikult kaduda. Põlisameeriklased liikusid nende kahanevate veekogude järgi ja lõid laagri sinna, kus võimalik. Hiljem püüdsid asunikud loodust üle kavaldada tammide ja niisutusega, kuid isegi parim inseneritöö on vaid kaval ajutine lahendus kokkuleppele, millele ema loodus kunagi alla ei kirjutanud. Sellest ei saa mööda. Ameerika Ühendriikide keskosa ei ole mõeldud suurteks asustuskeskusteks ja mitte ainult seetõttu, et pinnavesi on napp. Loodus peitis teisegi rikkaliku veevaru, mida kosmosest ei näe. Aga enne kui selle kallale asume, vaatame värsket kaarti hiljutisest rändest. Arva, millistesse osariikidesse inimesed tormavad? Ei, see ei ole Texas. Montana ja Idaho on ühed kiiremini kasvavad osariigid riigist. 2024 aasta aprilliks kasvas nende elanikkond kiiresti. Montanas 3,6% ja Idahos lausa 5,4%. Kõige ilmsem põhjus on odavam elamispind. Vähemalt seni, kuni kõigil tekkis sama mõte. Nüüd on Montana meediaannemaja hind $378 000 ja Idaho oma $485 000. Muidugi. See on ikka veel soodsam võrreldes California $833 000, kuid tegelikult kallim kui Texase $338 000 ja Florida $412 000. Osariigid, mis asuvad riigi keskel, pakuvad palju rohkem leevendust neile, kes püüavad põgeneda kõrgete eluasemekulude eest. Seal on mõned riigi odavaimad kodud. Lõuna-Dakota on neist kõige kallim, makstes $320 000, kuid kõik teised jäävad alla 300 000. Oklahoma mediaankodu hind on vaid $244 000, olles riigi 3. odavaim. Kuid odavad kodud ei tähenda alati kiiresti kasvavat elanikkonda. 2024 aastaks kasvas Oklahoma elanikkond vaid 0,7%. Lõuna-Dakota kasv oli 2,6% ja Põhja-Dakota lisas vaid 7500 inimest. Seda on vaevalt võimalik nimetada tormijooksuks. Kansas suutis juurde saada 19 000 inimest. Nebraska umbes 17 600, mis teeb tagasihoidliku 0,8% kasvu. Taskukohane? Jah. Populaarne? Mitte eriti. Odavaid maju leidub seal külluses. Aga kuna pole tugevaid linnu, püsivaid töökohti ega korralikke teenuseid, siis enamik inimesi ei jää sinna pidama. Tõsi, osariik näib praegu palju töötav. Aga kas see suudab tõesti käivitada rahvastiku kasvu kogu Ameerika tühjas keskosas? Või on see lihtsalt erand muidu vaikses preerias? Mount Rushmore'i osariigil läheb paremini kui tema naabritel. Aga mitte sellel põhjusel, mida sa võiksid arvata. Kui arvad, et põhjuseks on põlevkivigaas, siis oled ühe osariigi võrra liiga põhjas. See buum kuulub Põhja-Dakotale. Selle asemel saab Lõuna-Dakota kasu Sioux Fallsi suurlinna piirkonnast, kus elab 1/3 osariigi elanikkonnast ehk umbes 308 000 inimest. Kinnisvaramaaklerid ütlevad, et uustulnukad ei otsi ainult odavamaid maju, vaid ka häid koole, korralikke teid ja linna, mis asub otse kiirteede 29 ja 90 ristumiskohas. Sioux Fallsist on saanud Kesk-Lääne kõige kiiremini kasvav linn.
Dakota Instituudi andmetel on selle kasvule kaasa aidanud pandeemiast tingitud muutused, sõjaväelised ümberpaigutused ja naaberriikide kõikuv energeetikasektor. Seni on kõik hästi. Erinevalt Põhja-Dakotast, mis sidus oma kasvu kildagaasibuumiga, ei tundu Lõuna-Dakota vajavat ühte kindlat tööstusharu, et inimesi ligi meelitada. Aga ära saa valesti aru. Isegi Sioux Falls ei saa niipea Ameerika Ühendriikide juhtivaks linnaks. Kui praegused trendid jätkuvad, jõuab linnapiirkond 2060 aastaks vaid umbes 438 000 inimeseni. See on vähem, kui Staten Islandil on täna. Ja see on suur kui. Selle võimaluse vastu töötab palju asju. On palju, mis seisab ees. Alustuseks pole siinne ilm just müügiargument. Piirkonna maksimumid ja miinimumid on umbes sellised, nagu võiksid oodata paras vöötmekliimas. Kuumad suved, külmad talved korduvad pidevalt. Lõuna-Dakotas on talvel tegelikult rohkem külmakraade kui New Yorgis, kuigi suved on seal umbes samasugused. Ja üle preeriate see muster eriti ei muutu. Teisisõnu, ilm siin pole piisavalt eriline, et inimesi ligi meelitada, ega ka piisavalt meeldiv, et neid paigale jätta. Kuid termomeeter ei räägi kogu lugu. See, kus andmeid mõõdetakse, on sama oluline ning maa nende ilmajaamade all pole sugugi ühesugune. Äärmuslik ilm on New Yorgi linnas suhteliselt haruldane. Asudes idarannikul puudutavad seda aeg-ajalt troopilised tsüklonid, nagu teavad kõik, kes siiani tegelevad orkaan Sandy tagajärgedega 2012 aastast. Kuid orkaane esineb harva ja tornaadod on veelgi haruldasemad. Keskmiselt esineb New Yorgi osariigis umbes 10 tornaadot aastas ning alates 1900 aastast on vaid 2 neist jõudnud isegi EF3 tasemeni. Ükski neist pole kunagi jõudnud EF5 tasemeni, mis tähendab, et hästi ehitatud hooned on üsna turvalised. Tõenäosus, et tappev tornaado New Yorgi linnast läbi murrab, on praktiliselt 0, välja arvatud juhul, kui sa pead halba liiklust vääramatuks jõuks. Aga nii see pole Dakotas, Nebraskas, Kansases ega Oklahomas. Kui vaatad tornaadode aktiivsuse kaarti, siis see piirkond paistab selgelt silma. Tere tulemast Ameerika tornaado alleele, kus keeristormid armastavad koguneda ja sõna otseses mõttes tuult keerutada. Põhja-Dakotas oli 2024 aastal 18 tornaadot. Lõuna-Dakotas oli neid 11. See pole küll hea, aga vaevalt et katastroofiline. Ja siit läheb asi ainult hullemaks. Ainult sel aastal oli Nebraskas 131 tornaadot, Kansases 89 ja Oklahomas 91. Tornaado-allee pole lihtsalt hüüdnimi. See on hoiatus. Oklahoma City jaoks on see õudusunenäoline statistika. Linnas endas elab ligi 713 000 inimest ja kogu suurlinna piirkonnas üle 1,5 miljoni. See teeb sellest tornaado-allee lasketiiru suurima sihtmärgi. Alates andmete kogumise algusest on Oklahoma City tabanud üle 160 tornaado. Siin elamine tähendab teadmist, et torm pole kunagi küsimus, kas see tuleb, vaid millal see tuleb. Oklahoma City tornaadod ei tõsta ainult kindlustusmakseid. See muudab kriisijuhtimise tõeliseks õudusunenäoks. Oht on nii pidev, et linnaplaneerijad pole isegi ametlikke varjendeid ehitanud. Tornaadod pole nagu orkaanid. Tegelikult kõlab see kummaliselt, aga mõned Oklahoma planeerijad ilmselt isegi kadestavad Floridat. Ja see ütleb nii mõndagi, sest võib-olla on see ainus kord, kui keegi on kunagi päikeseriiki kadestanud. Orkaane saab jälgida päevi, isegi nädalaid. Satelliidid annavad võimudele aega planeerida, valmistuda ja anda evakuatsioonikorraldusi juba enne tormi saabumist. Orkaanid koputavad viisakalt uksele. Tornaadod löövad ukse maha. Parim, mida meteoroloogid saavad teha tornaado ennustamiseks, on jälgida laiaulatuslikke ilmastikutingimusi, mis võiksid selle tekkimist soodustada. Aga kas see juhtub või mitte, sõltub jõududest, mis on meist üle. Seetõttu on Oklahoma City elanikud leidnud lahenduse. Enamik ehitab oma kodudesse varjendeid, mis annavad neile koha, kus varjuda, ilma et nad ummistaksid teid. See hoiab teed avatud hädaabimeeskondadele ja see on lihtsalt tornaado-allee reaalsus. Siin on alati geograafial viimane sõna. Siin tulebki Kesk-Ameerika Ühendriikide geograafia needusmängu. See maa on põhimõtteliselt tornaadode jaoks loodud. See asub täpselt keskel, kus külm õhk voolab alla Kanadast ja kuum niiske õhk tõuseb üles Mehhiko lahest. Põhimõtteliselt on suured tasandikud nagu külmkambri ja maksimumini keeratud ahju vahele lõksu jäänud. Ja siis on veel kaljumäestik kohe läänes, kus õhk on kuivem ja jahedam. Nii et soe ja külm õhuvool koonduvad lõpuks suurtel tasandikel. Ja mis siis juhtub?
kuum ja niiske õhk troopikast tõuseb ülespoole, samal ajal kui külm ja kuivem õhk Kanadast ja kaljumäestikust vajub alla. See kokkupõrge tekitab kaose, sünnitades ägedaid torme, mida nimetatakse superrakkudeks. Kevad on selleks parim aeg, kui talve külm annab teed suve soojale. Seepärast ongi tegevuse tipphetk mais ja juunis, otse tornaadohooaja kõrgpunktis. Kuid õhuvoolud on vaid üks osa sellest kombinatsioonist. USA keskosa on lai, avatud ja tasane. See on tornaadode jaoks ideaalne paik. Nad arenevad hästi kuival ja tasasel pinnal ning suured tasandikud pole oma nime asjata saanud. Seal pole mägesid, suuri järvi ega midagi, mis tuuli takistaks. On vaid lõputu avarus, kus ebastabiilne õhk saab keerelda ja pahandust teha. Tõeline ideaalne torm, sõna otseses mõttes. Aga asi on selles, et tornaadoallee ei ole püsiv koht. Alley keskpunkt on viimastel aastakümnetel mihkunud ida poole. Texas oli 2024 aastal esikohal 169 tornaadoga ning Iowa ja Nebraska registreerisid kumbki 131. Kansas ei ole enam keeristormide kuningas. Illinoisis oli 126, Missouris 105, Floridas 103 ja Louisianas 92 tornaadot. Nendes osariikides on ka suurem elanikkond, sest seal pakutakse rohkemat kui tühjad põllud. Inimesed riskivad tormidega, kui on midagi, mille nimel jääda. Suurel tasandikul, põllumajandusest väljaspool, ei ole seal lihtsalt eriti midagi muud. Keegi ei romantiseerinud suuri tasandike rohkem kui noor Theodore Roosevelt, kes proovis karjakasvatust Medoras, Põhja-Dakotas. Tema jaoks olid need vapustavad vaated pelgupaigaks. Tema esimene naine ja ema surid mõlemad samal päeval, sõbrapäeval, 1884 aastal. Nii tuli ta siia, et oma mõtteid puhastada. Kuid isegi Roosevelt ei jäänud siia. Tema veisekasvatusäri polnud eriti edukas ja süüdlaseks oli taas seesama vana lugu. Karm kliima. 1886 kuni 1887 aasta talv tabas tasandike nagu Siberi külm. Temperatuur langes -41 kraadini, Fahrenheiti järgi -40 kraadini Celsiuse järgi. Veised kukkusid kokku sinna, kus nad seisid ja need, kes seda ei teinud, muutusid meeleheitlikuks. Mõned närisid majade pealt tõrvapappi. Teised ronisid lumehangedesse, et puuoksi näksida. Kahjuks jäi ellu vaid väheseid. Roosevelt kaotas tänapäeva rahas arvestatuna $2,3 miljonit ja naasis New Yorki, otsustades, et kongressiga maadlemine võib olla lihtsam kui veistega maadlemine. Roosevelti lugu on sisuliselt preerielu arhetüüp, isegi tänapäeval. Viimastel aastatel pole talved nii karmid olnud, kuid uus oht on silmapiiril kerkimas. Tegelikult oleks veidi lisalund isegi teretulnud. Suurte preeriate kuiv pinnas võib küll olla ideaalne tornaadode tekkeks, kuid sügaval maa all peitub tõeline saladus. Põhjus, miks see piirkond sai põllumajanduslikuks viljaaidaks mitte ainult Ameerika Ühendriikidele, vaid suurele osale maailmast. Kui vaatad mulla alla, leiad Ogallala põhjaveekihi. Siin see on kaardil. Selle veed asuvad Wyomingi, Lõuna-Dakota, Nebraska, Kansase, Colorado, New Mexico, Oklahoma ja Põhja-Texase osariikides. Mõtle sellest kui piirkonna maa-alusest veehoiupõrsast. Ainult, et kõik võtavad sealt pidevalt raha välja ja keegi ei pane midagi tagasi. Ja see on probleem. Pinnavesi ei suudaks siin kunagi suurt põllumajandust üleval hoida. Aga kui kasutada põhjaveevarusid, ärkab põllumajanduspiirkond järsku ellu. Ja kui see kord käima läheb, siis see ei peatu. Peamine kultuur on nisu. Suurte tasandike piirkond Ameerika Ühendriikides ja Kanadas toodab umbes poole maailma nisu ekspordist. Tasandike osariikides tuleb ka umbes 60% Ameerika Ühendriikides koristatud nisust, 87% sorgost ja 36% puuvillast. Kui lisada veel oder, lutsern, mais, häin ja soojaoad, siis hakkad mõistma, miks selle piirkonna peamine ajaviide on põllumajandus. Sest mis muu see olla saaks? Kui oled lihasööja, siis on üsna tõenäoline, et ka tasandikud on sinu taldrikul. Pool Ameerika veisekarjast elab siin. See on sisuliselt riigi suurim söö palju jaksad bufee 4 jalal, aga siin on palju rohkemgi. Nendes osariikides on ka piimalehmad, sead ja lambad ja kõik need saadused toovad kokku korraliku raha. Võib öelda, et see on tõeline rahalehm. Suurte tasandike põllumajanduse koguväärtus, arvestades nii kariloomi kui ka põllukultuure, ulatus 2017. aastal $101 miljardit. Ainuüksi inflatsioon tähendab, et see summa on nüüdseks veelgi suurem. Põllumajandus on nii oluline, et 80–90% suurte tasandike osariikide kogu maa-alast on sellele pühendatud. Kuid see on probleem. Muidugi tornaadod, mis laastavad maisipõlde või aeg-ajalt õhku paiskavad lehmad,
jõuavad küll uudistesse, kuid tegelik oht peitub maa all. Kõike seda toitev Ogallala põhjaveekiht on ammendumas. Ogallala põhjaveekihti moodustavad kivimid hakkasid kujunema 10–12 miljonit aastat tagasi. Vesi ise pole küll nii iidne, kuid on siiski palju vanem kui sina, mina või inimtsivilisatsioon. See on sõna otseses mõttes fossiilne vesi, mis on jäänud alles, kuna tehniliselt oleme endiselt jääajal, kvaternaari ehk pleistotseeni jäätumise perioodil. Me lihtsalt elame praegu soojemas vaheperioodis ehk jäävaheajal. Tänapäeval asuvad liustikud kaugel põhjas, põhjapolaarjoonest kõrgemal, kuid 20 000 aastat tagasi ulatus Laurentide jääkilp kuni Dakotadeni välja. Jää oli mägede kõrgune, kuid kui see sulas, jättis see endast maha midagi kasulikku. Kogu see vesi suure tasandiku all, mida me vajame, meie toidu jaoks. Laurentide jääkilp polnud sugugi ainus. See liustike ja jäävaheaegade tsükkel on kordunud juba peaaegu 2,6 miljonit aastat. Miljonid aastat liustikutsükleid on jätnud umbes 3 triljonit gallonit vett laiali. 174 000 ruutmiili ehk 461 000 ruutkilomeetri peale. Et seda paremini ette kujutada, siis Ogallala sisaldab piisavalt vett, et katta kogu Texase osariik 1 jalapaksuse veekihiga. Pole ime, et mõned kutsuvad seda maa-aluseks ookeaniks. See annab 30% Ameerika Ühendriikides niisutamiseks kasutatavast põhjaveest ja toodab igal aastal vähemalt $35 miljardi väärtuses põllukultuure. Aga oluline pole see, kust sa alustasid. Oluline on see, kuhu sa liigud ja põhjaveekiht liigub vales suunas. Kiiresti. Võta välja see Ameerika Ühendriikide sademete kaart. Nüüd võrdle seda NOAA kaardiga, mis näitab Ogallala põhjaveekihi ammendumise määra. Need sobivad päris hästi kokku, kas pole? Mõnes suure tasandiku piirkonnas, näiteks Lääne-Kansas ja Põhja-Texas, on põhjavee tase langenud üle 150 jala ehk 46 meetri, alates suurpõllumajanduse algusest. Aga inimestel siin pole tegelikult valikut. Sademetest lihtsalt ei piisa. Kuna Kansas ja Põhja-Texas ei olnud tegelikult jääkilbi all. On seal põhjaveevarusid vähem, mistõttu toimub seal ka kõige kiirem ammendumine. Aga see on probleem peaaegu igal pool. Varased põllumehed arvasid siin, et põhjavesi on põhjatu. Selgub, et see pole nii. See täieneb küll vihma ja pinnavee äravoolu kaudu, kuid väga aeglaselt, vähem kui 0,4 tolli ehk millimeeter aastas mõnes Texase piirkonnas ning parimal juhul umbes 6 tolli ehk 15 sentimeetrit lõuna-kesk-Kansasel. Teadlased ütlevad, et looduslikel protsessidel kulub vähemalt 6000 aastat, et taastada vesi, mis on vähem kui 150 aastaga kaduma läinud. See on 1000 aastat pikem periood kui vahe meie ja Vana-Egiptuse esimeste vaaraode vahel. Kui keegi ei leia nooruse allikat, siis suurte tasandike inimestel pole nii palju aega. Umbes 30% põhjaveekihi kaevudest on juba kuivanud ja 50 aasta pärast jääb alles vaid umbes 30% veest. See on karm iroonia. Põllumajandus tegi elu tasandikel võimalikuks, kuid just see tööstusharu, mis inimesi siia tõi, ähvardab selle nüüd hävitada. Ja loomulikult mängib ka onu Sam siin oma rolli. Valitsus toetab rahaliselt samu tegevusi, mis põhjaveekihti tühjendavad. Ja kui millegi tegemiseks tasuta raha jagatakse, siis inimesed tavaliselt ei lõpeta. Nad hoopis suurendavad panuseid. Põllumehed püüavad saada suuremat saaki. Turud ujutatakse üle ja põhjaveekihti survestatakse veelgi rohkem. Ja ärge eksige. Kohalikud elanikud ei näe neist toetustest tingitud suurenenud tootmisest eriti kasu. Teadlased uurisid andmeid 234 suurte tasandike maakonna kohta aastatel 1980–2010 ja leidsid, et suuremad saagid ei parandanud elukvaliteeti. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul ei kasvanud ka sissetulekud. Inimeste tervis ei paranenud. Koolid ei muutunud paremaks. Vesi kaob, kuid kasu on raske leida. Ja mõned suure tasandiku piirkonnad hakkavad juba tulevikku nägema. Kansases oli 2022 aastal tõsine põud, nii et kaevud tuli kasutusele võtta. Mõned neist langesid ainuüksi sellel aastal 10 jala 3 meetri võrra. Ogallala põhjavesi on paljude maapiirkondade jaoks ainus usaldusväärne veeallikas ning selle vähenemine muudab rahvastiku edasise vähenemise suurel tasandikul peaaegu vältimatuks. Võtame näiteks Gaymoni, Oklahomas. 13 000 elanikuga on see Panhandle'i suurim linn.
see saab vee 18 Ogallalasse puuritud kaevust, kuid neist juba jääb väheks. 2024 aasta alguseks oli Washington suunanud infrastruktuuri ja tööjõuprojektidesse üle $67 miljoni föderaalseid toetusi. Võib-olla on sellest abi, aga tegelikult lükkab see probleemi lihtsalt mööda väga kuiva teed edasi. Linna suurim tööandja on Tapamaja, mis töötleb päevas 20 000 siga. Piisavalt palju, et täita kõik Madison Square Gardeni istekohad. Tapamaa maja on ka linna suurim veetarbija, kuigi nad püüavad vee kasutamist vähendada. Selliste väljavaadetega ei pruugi sind üllatada, et paljud inimesed otsivad sõna otseses mõttes rohelisemaid karjamaid. Ja see ei ole uus trend. Rohkem kui 200 aastat tagasi muutusid suured tasandikud kuivast piirialast põllumajanduslikuks suurvõimuks, just siis, kui inimkond koges suurimat murrangut pärast põlluharimise algust. No see on alles mugav ajastus. Seesama tööstustehnoloogia, mis pani tasandikud õitsema, muutis ka traditsioonilise põllumajanduse vananenuks. 1860 aastal töötas 53% Ameerika tööjõust põllumajanduses. Siis hakkas see kiiresti langema. Kuigi 1930 aastal, just siis kui tolmutormid hakkasid suurtel tasandikel laastama, oli see ikka veel 21%. See katastroof ei olnud põhjustatud põhjavee ammendumisest, vaid üle põllumajandusest. Uute mehhaniseeritud aderate ja muu varustuse abil suutsid põllumehed aastatel 1925–1930 harida 5 miljonit aakrit ehk 2 miljonit hektarit uut maad. 1931 aastal oli rekordsaak ja sealt edasi oli lugu tolm. Ületootmine uputas turu ja nisuhinnad kukkusid kokku. Ja see oli ka suur depressioon. Nii et isegi kõige madalamate hindade juures ei saanud inimesed seda eriti endale lubada. Kõik, mida põllumehed selle eest said, oli tugevalt kurnatud pinnas ja tühjad taskud. Aastaks 1932, kui vihma sadas veelgi vähem kui tavaliselt, oli maa põuale eriti vastuvõtlik. Tormutormid algasid ja vähemalt 2,5 miljonit inimest põgenesid Nebraskast, Kansasest, Oklahomast, Põhja-Texasest, Ida-Coloradost ja Uus-Mehhikost. Ainult Oklahomast lahkus 440 000 inimest, pagulased, mitte ainult looduse, vaid ka põllumajandustavade tõttu, mis olid muutnud tasandikud nende endi loodud lõksuks. Need inimesed said põgeneda, sest nad ei pidanud enam talus töötama. Tänu tööstusrevolutsioonile oli teistes tööstusharudes juba ammu töökohad olemas. Tolmutormide ajastu lõppes õnneks, kuid põllumajandusrahvastik ei taastunud kunagi. Aastaks 2023 töötas vaid 1,57% Ameerika elanikkonnast põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse sektorites. 19,34% töötas tööstussektoris ja 79,09% teenindussektoris. See ei muutu niipea. 2000-ndate lõpus olid juba 80% maakondadest muutumas hallideks tasandikeks. Vaata uuemat kaarti. Põhjapoolsed osariigid nagu Nebraska ja Dakotad on täis maakondi, kus mediaanvanus on kõrge. Siin ei kuiva ainult põhjavesi, ka demograafia kahaneb. Kuhu siis nooremad inimesed lähevad? Vastus on kohtadesse, kus on suuremad suurlinnapiirkonnad. Vaata lihtsalt kaardil Florida osariiki. See osariik võib küll olla pensionäride lemmikpaik, kuid Lõuna-Florida, Miami metroopiirkond on selgelt noorema elanikkonnaga kui ülejäänud osariik. Sama kehtib ka Jacksonville'i piirkonnas, Põhja-Floridas. Põhimõtteliselt teevad inimesed lihtsalt seda, mida nad on alati teinud. Lahkuvad maalt linna, kui vähegi võimalik. Ja tänu kaasaegsele tööstustehnoloogiale saab seda teha palju rohkem inimesi. Veel. 1960 aastal elas 30% USA elanikkonnast maapiirkondades. Kuluks veel 28 aastat, kuni 1988 aastani, enne kui see osakaal langes vaid 5% võrra. Aga asjad kiirenevad. Järgmine 5% langus toimus 17 aasta jooksul, kuni 2005 aastani. 2023 aastaks elas maapiirkondades vaid 16,7% elanikkonnast. Isegi pandeemia ei suutnud seda trendi peatada. Ja see on halvad uudised suure tasandiku jaoks. Vee kättesaadavus on nii ebakindel, et piirkond lihtsalt ei suuda toetada suuri linnu. Aga just suurtesse linnadesse tahavad enamik inimesi elama asuda. On olemas veel üks kaart, mis seda tõestab. Vaata, kus asuvad kõik suuremad Ameerika spordimeeskonnad. Kas märkad midagi? Nebraskas ega Dakotas pole ühtegi meeskonda. Kansas City, Kansas võib uhkustada MLS-i jalgpallimeeskonna Sporting Kansas City'ga ja Oklahoma City'l on NBA-s meeskond Thunder.
aga Texasest põhja pool on USA keskosa sisuliselt sporditühermaa. Isegi Iowa osariigis ei toimunud kuni 2021 aastani ühtegi kõrgliiga pesapallimängu. Liiga pole sinna pärast 2022 aastat tagasi jõudnud. Nii et jah, Kansas City, Missouri, mitte Kansas, on suurema tornaado ohuga. Kuid vähemalt saavad elanikud nautida Royalsi ja Chiefsi, kes on 5 aasta jooksul toonud 3 Super Bowli. Aga asi pole ainult spordimeeskondade puudumises. Meeskonnad lähevad sinna, kus on inimesed. Nende puudumine näitab lihtsalt teiste võimaluste puudumist. Kui liigud kaugele itta New Yorki, on sul millega seda piirkonda võrrelda. New York on riigis esikohal väljarändes, kaotades 4 aastaga 326 000 inimest. Aga erinevalt tasandikest on tal salarelv, New Yorgi linn. Ja ükskõik mida numbrid ütlevad, linn ise jääb alati inimeste magnetiks. Alustuseks on New York üks ülemaailmse finantssüsteemi keskusi. See ei juhtunud juhuslikult ega isegi nutika poliitika tõttu. See on sellepärast, et linnal on üks maailma parimaid looduslikke sadamaid. Täna on see USA 3. suurim konteinerisadam ja riigi kõige hõivatum nafta impordisadam. Sealt saavad laevad suunduda otse Atlandi ookeani või liikuda mööda Hudsoni jõge osariigi põhjaossa. Tuhanded metroopiirkonna töökohad on seotud sadamaga, mis hoolimata sajandite pikkusest reostusest täidab endiselt ka kalapüügikuuma koha rolli. Tänu rangematele eeskirjadele alates 1970 aastatest on veekogud taastunud. Ainuüksi harrastuskalapüük tõi 2021 aastaks sisse $250 miljonit. Korralik tulu veekogu kohta, mida kunagi müüdi kui eriti tükilist. Kuigi New Yorgis oli aastatel 1990 kuni 2010 finantstöötajate netokadu, ei mõjutanud see linna majandust. Föderaalreservi andmetel on New Yorgi linnas peaaegu sama palju finantstöötajaid kui 1990. Aasta tipul, 2025 aasta juuni seisuga, umbes 514 000, mis jääb rekordist vaid 11 000 võrra maha. Soodne asukoht hoogustas majandustegevust, mis omakorda põhjustas rahvastikubuumi. Ja see buum tõi kaasa ka teisi tööstusharusid, nagu teatrid ja spordimeeskonnad, mis andsid New Yorgi linnale tema erakordse kultuurilise mõju. Ja see kõik on jätkusuutlik tänu subtroopilisele kliimale, mis toob aastas keskmiselt 47 tolli ehk 119 sentimeetrit sademeid, vihma ja sulava lume näol. Los Angeles ega on enam-vähem sama lugu. Seal sajab aastas umbes 16 tolli ehk 40 sentimeetrit sademeid, mis on tunduvalt vähem. See on kuivem kui mõneski suure tasandiku piirkonnas, kuid kui veemure lahendati 1913 aastal akvedukti abil, mis suunas vett Owensi jõest, oli peaaegu kindel, et see piirkond hakkab kasvama. LA asub Vaikse ookeani ääres loodusliku sadamaga. Tänapäeval on selle sadam kõige hõivatum mitte ainult USA's, vaid kogu lääne poolkeral. Asukoht ja majandustegevus tõid samasugused tulemused, nagu New York oli varem kogenud. LA-st sai tärkava filmitööstuse keskus ja sellele järgnes kultuuriline mõjuvõim. New York kaotas isegi ühe oma krooni juveelidest, Dodgersi LA-le 1950-ndatel ning Giantsi San Franciscosse, teise linna, millel oli esmaklassiline sadam. San Francisco, mis asub oma lahe ääres, ei haaranud endale Hollywoodi, kuid sai maailma tehnoloogia pealinnaks. Need linnad on kogunud nii palju kultuuri ja sotsiaalset kapitali, et isegi tõsised vapustused ei suuda neid kergesti kõigutada. Nende võrgustike lahtiharutamine oleks rohkem vaeva, kui asi väärt on. Seetõttu on nad üle elanud COVID-pandeemia, kõrged eluasemekulud, kuriteolained ja küsitava väärtusega majanduspoliitikat. Inimesed kolivad sinna, sest seal on võimalused ja seal on tõesti midagi teha. Kuid seda elujõulisust ei leia sa riigi keskosas. Rannik on siit kaugel, seega pole siin sadamaid, mis pakuksid häid töökohti ja toetaksid muid tegevusi. See jätab kaupade liigutamiseks vaid 2 võimalust. Tuua need lennukiga kõrge hinnaga või vedada neid pikka maad raudtee või maanteed mööda. Vähem kui ideaalse asukohaga ei teki nii palju majanduslikke tõmbekeskusi. Muidugi võivad osariigi valitsused püüda luua ettevõtlussõbralikku keskkonda, kuid kui poliitika ei lähe geograafiaga kokku, on see vaid soovmõtlemine. Texase ja Florida rannikud annavad jõudu sellistele linnadele nagu Houston ja Miami. Dakota osariigid, Nebraska ja Kansas võivad pakkuda maksusoodustusi, kuid nad ei saa pakkuda meresadamat. Kuid olukord läheb veelgi halvemaks.
võimalused ainsas tööstusharus, mis muudab elu Ameerika Ühendriikide keskosas võimalikuks, kuivavad kokku nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Tehisintellekt on tänapäeval väga populaarne, kuid see tähendab palju enamat kui ChatGPT, mis ohustab valgekraede töökohti. Selle tõttu kipume unustama, et automatiseerimine tabas esmalt sinikraede töökohti ning see on endiselt üks tööstusharusid, mis on kõige vastuvõtlikum edasiseks automatiseerimiseks. Mõtle piimale oma hommikuhelvestes või juustule oma võileival. Sa tead, et see tuli lehmalt, kuid ilmselt ei mõtle sa eriti sellele, kuidas seda lehma lüpsti. Tõenäoliselt ei tehtud seda käsitsi. Tänapäeval teevad selle töö ära robotkäed ja andurid, mida tuntakse automatiseeritud lüpsisüsteemidena. Andurid leiavad üles udarad, kinnitavad lüpsitopsid ja juhivad kogu protsessi ilma, et põllumeest oleks näha. Sellistes kohtades nagu Wisconsin ja Minnesota on põllumehed sellest vaimustuses. Ühes uuringus leiti, et nad säästsid 6 tundi tööd ja lüpsid 80 lehma rohkem, saades lõpuks 10 korda rohkem piima. Ja kui sa muretsed loomade pärast, siis ära muretse. Põllumehed kinnitavad, et tänu tõhususele saavad nad oma lehmi mugavamates tingimustes pidada. Ilmselt liigub areng omas tempos. Ja loomakasvatus ei ole ainus põllumajanduse osa, mida robotid muudavad. Need on isegi keskkonnasõbralikud. On olemas automaatne pumbasüsteem, mis töötab päikeseenergial. Selle ülesanne on külastada põllukultuuride juuri, kuid siin on selle tõeliselt hea külg, vähemalt USA keskosa jaoks. See on palju veesäästlikum ja säästab tuhandeid galloneid vett. Ja veel üks asi on jõudmas paljudesse nendesse maisipõldudesse USA keskosas. Maisiõisikute eemaldamine on üks kõige tüütumaid töid põllumajanduses, kuid seda on vaja teha soovimatu tolmlemise vältimiseks. Siin tuleb mängu Power Pollen Tractor, masin, mis kogub automaatselt õietolmu isastelt taimedelt. Lühidalt öeldes teeb see ära põllutöö, mida ükski teismeline kunagi teha ei tahtnud. Siis on olemas tarkvara nagu FarmBlocks, tehisintellektil põhinev haldussüsteem, mis ühendab põllul olevad andurid rakendusega, mis toimib nutika juhtpaneelina. See annab probleemidest märku enne, kui need tekivad, säästes põllumeestele aega ja vähendades oletamist. Teised programmid jälgivad kariloomade tervist, tuvastades haigusi lehmadel enne, kui need levima hakkavad. Ja kuna droonid on nüüd odavad ja igal pool kättesaadavad, on vaid aja küsimus, millal veelgi rohkem töid, nagu näiteks põldude pritsimine, muutub täielikult automatiseerituks. Varsti jääb põllumehele ainsaks ülesandeks vaid Wi-Fi parooli meelespidamine. Need on vaid mõned põhjused, miks 1/3 praegustest põllumajandustöödest võib järgmise 8 aasta jooksul kaduda. Just nii ütles Kanada konverentsinõukogu oma 2024 aasta suveraportis. See on mõttekoda, mis jälgib innovatsiooni ja digipööret. Ning kuigi see asub meist põhja pool, avaldab see oraakel suurt mõju ka Ameerika Ühendriikide keskosale. Põllurobotite tõus on klassikaline kana- ja munaprobleem. Asi pole ainult ahnetes põllumeestes, kes püüavad kulusid kärpida, vaid tööjõud siin piirkonnas lihtsalt kaob. Ameerika teismelised, kes varem suvel maisi tolmutustasid, on päikesepõletuse vahetanud praktikakohtade vastu New Yorgis ja Los Angeleses. Töö jäi migranttöölistele, kes rügasid 20-tunnistes vahetustes, kuid ka see on ebakindel, sest see on sattunud immigratsioonipoliitika tulejoonele. Robotid lubavad kindlust. Massinad ei saa kuumarabandust ega nõua ületunde, kuid nad õõnestavad ka kogukondi. Siin tähendab iga põllul töötav robot üht perekonda vähem linnas ja see on tehing, mida suured tasandikud ei saa igavesti endale lubada. Aga võib-olla on siiski põhjust lootuseks. Üks asi, mida Ameerika Ühendriikide keskosas on külluses, on maa. Ja maad on vaja andmekeskuste jaoks, millele tehisintellekt toetub. Andmekeskuse rajamiseks koos kõige vajalikuga on tavaliselt vaja vähemalt 200 aakrit ehk 81 hektarit maad. Aga asi ei piirdu ainult andmekeskustega. Igaüks neist võib vajada vähemalt 200 megavatti elektrit. See tähendab, et vaja on ka rohkem elektrijaamu. Nagu saatusel oleks määratud, on Lõuna-Dakota juba taastuvenergia liider. Aastal 2022 tuli 55% Lõuna-Dakota elektrist tuuleenergiast. See on eeskujuks ülejäänud Kesk-USAle. Need samad avarad preeriad, mis toidavad kõiki neid tornaadosid, pakuvad ka ühtlast tuult. Tormides ohtlik, aga turbiinide jaoks ideaalne. Ja kuna avatud maad on nii palju, pole puudust ruumist, kuhu paigaldada uusi tuumareaktoreid, et toita tuleviku andmekeskusi. Kas plahvatuslikult kasvav andmekeskuste tööstus on siis väljapääs sellest tsüklist? Kas Kesk-USA võiks olla sõna otseses mõttes tehisintellekti buumi keskpunktis? Ei, sest andmekeskusel on vaja veel midagi.
palju vett. Tüüpiline tehisintellekti andmekeskus neelab iga päev 2,9 kuni 5 miljonit gallonit vett. See on umbes sama palju kui linnal, kus elab 30 000 kuni 50 000 inimest. Vesi hoiab serverid töös, tootes energiat ja liikudes jahutussüsteemides, et seadmed ei kuumeneks üle. Ilma veeta läheksid masinad minutitega üle kuumenenuks. Kujutage ette hiiglaslikku sülearvutit, mis töötab päikese käes, ainult et kaalul on miljardid dollarid. Kuid vesi on selles piirkonnas väärtuslik kaup. Isegi palju niiskemad piirkonnad, nagu Virginia, võitlevad nõudluse rahuldamisega. Te nägite, kui palju raskusi oli leida vett isegi vaid 13 000 elanikuga linna jaoks Oklahoma Panhandle'is. Ja vee ammutamine Ogallala põhjaveekiis tehisintellekti andmekeskuste jaoks ei lähe poliitiliselt tõenäoliselt hästi läbi. Sellest ei saa mööda vaadata. Ameerika südamaa ei ole juhuslikult tühi ning ükski uus tööstusharu ega poliitikamuutus ei muuda seda tõenäoliselt. Sellele piirkonnale on geograafia lihtsalt halvad kaardid kätte mänginud. Enne 19. sajandit polnud siin peaaegu kedagi ja selleks oli põhjus. Varsti võib sellest saada sõna otseses mõttes robotite maa, kus põlde hooldavad masinad mõne üksiku inimese järelevalve all. Kõik teised koonduvad elavatele rannikutele ja nende äärelinnadesse, sest just seal on alati inimesed ja töökohad. Tassandikel on külluses nisu ja veiseliha. Lihtsalt pole eriti naabreid, kellega seda jagada. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge Tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti muudab palju. Suur tänu veel kord ja kohtume järgmisel Koromäe-Päkis. Venemaa on nii suur, et seal on 11 ajavööndit. Kui päike tõuseb Moskvas, siis Vladivostokis loojub see juba. Isegi nii ei saanud sellest kunagi impeeriumi, millel päike kunagi ei looju, ükskõik kui palju ta ka ei pingutanud. Miks? Sest suurus ei ole kõik. Mõnikord toob suur olemine tegelikult hoopis probleeme. Vladimir Putin ütles kord, et Nõukogude Liidu lagunemine oli 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof. Laiema maailma jaoks tekitas see tõenäoliselt mõningaid muigeid, kui nad seda kuulsid. Kuid Venemaale lähemal olevate inimeste jaoks polnud see sugugi naljakas asi. Nad teavad paremini kui keegi teine, et Venemaa tahab olla suur. Ei, ta peab olema suur. Moskva näeb seda kui ellujäämise küsimust. Venemaa tohutu suurus pole juhus. Riik laienes kiiresti, 16. kuni 19. sajandini. See ei alanud impeeriumi projektina. See oli pigem meeleheitlik tegu, reaktsioon mineviku kummitustele. Mongolid ja tatarlased valitsesid kunagi Venemaad raudse käega. Venelased mäletasid neid keskaegseid sissetunge ja püüdsid omandada looduslikke piire, et takistada nende kordumist. Kahjuks on selles maailmaosas kergesti kaitstavaid piire väga raske leida. Muidugi on seal Uurali mäed, mis annekteeriti 1574. aastaks, kuid need ei aidanud lääne suunas üldse. Kui Venemaa tsaaririik koloniseeris Uuraleid, oli ta samal ajal seotud Liivi sõjaga ja see oli täielik katastroof. Venemaa võitles oma elu eest Euroopa suurriikide nagu Rootsi, Taani ja Poola-Leedu Ühendriigi vastu. Samal ajal kui teine armee, koosnedes osmanitest ja Krimmi tatarlastest, jõudis Moskvasse ja süütas seal tulekahju. Linn jäi ellu, kuid põlvkond hiljem ütles Poola-Leedu Ühendriik, nüüd on minu kord. See tungis Venemaale ja kuna sellele oli vähe vastupanu, okupeeris see ka Moskva. Kui sa mõtled, miks Putin midagi nii absurdset ütles, hakkad sa juba aimu saama põhjustest, miks see nii on. Suurriike soosib sageli geograafia. Briti saar võib olla väike, kuid see oli maailma impeeriumi keskpunkt. Suuresti seetõttu, et seda oli raske vallutada. Lõppude lõpuks on see saar. Ja neil oli kuninglik merevägi patrullimas. Ameerika Ühendriigid said Briti kolooniast suurriigiks suuresti tänu sellele, et neid eraldavad teistest suurriikidest 2 ookeani. Venemaal pole eriti midagi, mis teda kaitseks. Võta Euroopa kaart ette ja sa võid märgata midagi, mis näitab, miks Putini sissetung Ukrainasse on täielik läbikukkumine. Suurem osa Euroopa mandrist on tohutu tasane tasandik, mis ulatub Püreneedest Uuraliteni. Mida kaugemale ida poole minna, seda laiemaks see tasandik muutub. Uuralite juures ulatub see tasandik üle 1200 miili ehk 1931 kilomeetri alates Arktika ookeanist kuni Kaspia mereni. See on paik, mis sobib hästi suurte armeede liikumiseks ja mida on peaaegu võimatu kaitsta. Venemaa teab seda liigagi hästi.
Sajandeid püüdis Venemaa seda olukorda ümber pöörata ja külma sõja ajaks oli ta seda suures osas ka suutnud. Nõukogude Liit ulatus kuni Berliinini, kaugele läände Euroopa tasandikul, kus see oli palju kitsam. Seal sai ta koondada arvuliselt ülekaalukad jõud ja kui oleks puhkenud sõda, oleks ta suutnud oma vaenlased üle jõu käia. NATO riigid kartsid seda võimalust aastakümneid. See mõjutas kõike, mida allianss tegi. Lääne tankid olid loodud sellise ulatuse ja vastupidavusega, et hävitada rohkem kui üks Nõukogude tank. Isegi vargtehnoloogia sündis suuresti just selle geograafilise olukorra tõttu. F-22 Raptor sai alguse 1980-ndatel, et tagada, et Ameerika Ühendriigid ei kaotaks eelist Euroopa taevas, mida nad kindlasti endale lubada ei saanud, sest vastasel juhul oleksid Nõukogude tankikolonnid tulnud laine järel peatamatult peale. Aga siis langes Berliini müür ja vaid 2 aastaga olid need saavutused, mille Venemaa oli sajandite ja lugematute inimelude hinnaga saavutanud, kõik kadunud. Venemaa taandus kaugele ida poole, kus tasandik oli taas lai ja avar. Selline oli Putini ajaloolise Venemaa lõpp, kuigi ajalooliselt pidi Venemaa kogu selle territooriumi saamiseks sõdima. Nii läks Putin selle nimel taas sõtta, kuid palju vähem eduga, kui teda eelnenud tsaarid ja Nõukogude diktaatorid. 2025 aasta juunis jõudis Venemaa kaotuste arv selles, mis pidi olema lühike eriline sõjaline operatsioon, miljonini. Mida on Putin sellise hinnaga saavutanud? Alates sissetungi algusest kuni 2025 aasta 9. juulini on Venemaa saavutanud netovõidu peaaegu 80 000 ruutmiili ehk 72 500 ruutkilomeetrit, mis on umbes pool Ameerika Ühendriikide New Yorgi osariigi suurusest. Sellel nädalal saavutas Venemaa juurde vaid 18 ruutmiili ehk 47 ruutkilomeetrit. Venemaa kontrollib umbes 20% Ukrainast. Idapoolsed 20%, kus Euroopa tasandik on laiem ja raskemini kaitstav. Aga asi läheb hullemaks. Enne sõda oli Venemaa piir NATOga. 754 miili ehk 1213 kilomeetrit. Putin tahtis seda haavatavust vähendada, sundides Ukraina tagasi Moskva mõjusfääri. See tooks Venemaa Euroopa tasandikul veelgi lääne poole. Kuid kahjuks tõi tema plaan hoopis Soome allianssi ning suurendas piiri, mida ta peab kaitsma, veel 830 miili ehk 1300 kilomeetri võrra. See tähendab rohkem raha kulutamist relvajõududele, et nad suudaksid kaitsta seda pikka, avatud territooriumi lõiku. Isegi kui sõda on läbi, ei ole Ukrainas saadud territoriaalsed saavutused lihtsalt piisavalt olulised, et tühistada Venemaa geograafilise positsiooni halvenemist, mis on tingitud tugevnenud NATOst. Aga Putin ja ilmselt ka iga järgmine diktaator pärast teda tundsid tugevat ajaloolist sundi. Nii kaua, kui Venemaa järgib Peeter Suure traditsiooni ja püüdleb suurriigi staatuse poole, vajab ta kergemini kaitstavaid piire. Ja meil pole veel jõudnud kõige tugevama põhjuseni. Vaadake Venemaa kaarti ja jagage see Uraalide kaudu pooleks. Üle 3/4 Venemaa territooriumist asub sellest joonest ida pool, kuid 80% elanikkonnast elab lääne pool. Venemaa kõige haavatavamatel aladel on ka kaugelt kõige suurem väärtus. Igasugune häire selles riigi osas tooks kaasa laastavad tagajärjed. Kahjuks Moskva jaoks on tema territoorium Uraalidest lääne pool sama haavatav nüüd, kui see oli mongolite ja tatarlaste ajal. Venemaal võib olla 11 ajavööndit, kuid need pole kõik võrdsed. Enamik olulisi asju asub just siin. Ainuüksi Moskva ja Peterburi linnades elab kokku 17 miljonit inimest, mis moodustab umbes 12% Venemaa elanikkonnast. Enamik Venemaa tänapäeva probleemidest on läänes, kuid Uraalidest nii kaugele itta laienemine tõi kaasa ka omad probleemid. Venemaad meelitas sinna algselt teadmine, et seal on midagi väärtuslikku, kuid kõigel on oma hind. Siberist läheb väga külmaks. Aasta keskmine päevane maksimaalne temperatuur on 35,6 kraadi Fahrenheiti ehk 2 kraadi Celsiuse järgi. Talved on eriti karmid. Jaanuaris ei tõuse keskmine päevane maksimumtemperatuur isegi mitte plusskraadidesse. Pole ime, et rahvastiku tihedus siin on vaid umbes 3 inimest ruutkilomeetri kohta. Miks siis Venemaa üldse vaevus siia laienema? Nii külmad temperatuurid tähendavad, et siin elavad loomad, kellel on paks karvkate, nagu polaarrebased ja isegi tiigrid. Vene kaupmehed mõistsid peagi, et nende loomade karusnahku saab Euroopas tohutu kasumiga müüa. Karusnahatööstus oli tol ajal Venemaale sama, mis on tänapäeval energiatööstus.
majandusmootor, mis andis jõukuse sõjamasinale ja valitsejate luksusele. Nii valgusid Vene kaupmehed üle Uurali ja peagi järgnesid ka armeed. Selle piirkonna hõimudel polnud Vene püssirohu vastu suurt võimalust, nii et nad sunniti jõuga alluma. Siberisse rajati Vene kaubanduspostid. Kohalikud tulid seejärel regulaarselt karusnahamakse maksma. Muidu oli neil vähe sidet Moskva, laiemat Vene ühiskonna või üksteisega. See on siiani nii. Võta välja veel üks Venemaa kaart ja vaata selle teedevõrku. Sa märkad midagi kummalist. Venemaa, Euroopa süda, Uraalidest lääne pool on hästi ühendatud. Seal on laialivalguv võrgustik, mille keskmes on Moskva. Olukord on idas hoopis teistsugune. Mõne üksiku erandiga on Siberi piirkonnad üksteisest eraldatud. Peamine teedevõrk on Trans-Siberi maantee. Mugavalt aitab see tee Moskvast Siberi üle kontrolli hoida. Kuid kontroll ei ole sama, mis areng. Trans-Siberi maantee on maailma 3. pikim tee. See ulatub 6800 miili ehk peaaegu 11 000 kilomeetrit Peterburist Vladivostokini. Aga kui sa arvad, et sellel teel reisimine on sama lihtne kui sõitmine mööda Ameerika Ühendriikide idaranniku maanteed S95, siis mõtle uuesti. Tõsi, kogu maantee on kaetud asfaldi ja betooniga, kuid see ei tähenda, et kõik lõigud oleksid samas seisukorras. Nagu võid arvata, on maantee Venemaa Euroopa südamaal tavaliselt heas seisukorras. Kui liigud Uraalidest ida poole, muutub sinu reis palju keerulisemaks, eriti teatud aastaajal. Ja see ei ole see, mida sa arvad. Kui sul on autos hea salongiküte, siis Siberi talv ei pruugi olla nii suur väljakutse, kui sa kartsid. Vähemalt mitte sellel teel. Aga kui sa reisid suvel, ole ettevaatlik. Siberi suved on üsna tavalised. Temperatuurid ulatuvad juulis keskmiselt umbes 23,8 kraadini Celsiuse järgi ehk 75 kraadini Fahrenheiti järgi. Kuid siin on üks konks. Suvekuudel võib sadada vihma. Keskmiselt sajab päevas iga 11 ruutjala ehk 1 ruutmeetri kohta veidi üle 4 pindi ehk 2 liitrit vett. Augustis on seda veidi rohkem. See ei pruugi tunduda palju. New Yorgis sajab suvel tegelikult märksa rohkem vihma. Lihtsalt Ameerika Ühendriigid suudavad oma infrastruktuuri palju paremini hooldada. Uraalidest ida pool on teed sageli halvasti sillutatud, nii et vihmade tulles muutub suur osa neist porimülkaks. Vene võimudel pole lihtsalt ressursse, et seda vajalikus seisukorras hoida. Lihtsalt vahemaad on liiga suured, et nendega toime tulla. Ei tee asja lihtsamaks ka see, et osa teest kulgeb läbi keerulise maastiku, nagu metsad või tundra. Ja ära oota, et teekonnal palju majutusvõimalusi leidub. Pea meeles, et Siberis elab keskmiselt vaid 3 inimest ruutkilomeetri kohta. Kõige julgemad ettevõtjad oleksid ilmselt ainsad, kes julgeksid sellel marsruudil kõrtsi avada. Tõenäolisemalt magad sa oma autos või lähed telkima, kus võid arvestada, et sääski jagub sulle seltsiks küll neil lühikestel soojadel hetkedel siin. Sind ei pruugi üllatada, kui kuuled, et reisijuhid soovitavad tulevastel juhtidel valmistuda halvimaks ja mitte kunagi üksi mööda Trans-Siberi maanteed sõita. Kui su autol tekib tehnilisi probleeme või juhtub mõni muu hädaolukord, võid sa tõesti olla abist paljude miilide kaugusel. Juhid peavad alati meeles pidama, kui suured vahemaad siin on. Vahema Irkutski ja Habarovski vahel, mis on 2 suuremat linna vaid selle maantee idapoolses osas, on endiselt suurem kui kaugus New Yorgi ja Texase Dallase vahel. Ja pidage meeles, Trans-Siberi maantee on siin parim tee. Kohalikud teed on palju kehvemas seisukorras. Need ei ole tavaliselt asfalteeritud ja need, mis on sageli täis auke. Taristu puudumine tähendab, et mõned Siberi linnad on suurema osa aastast ligipääsmatud. 10% Venemaa elanikkonnast jääb päevadeks või isegi nädalateks täielikult ülejäänud riigist ära lõigatuks. Võtame näiteks Tšerski Sahhavabariigis. Talvised temperatuurid võivad siin langeda kuni -58 Fahrenheiti kraadini ehk -50 Celsiuse kraadini. See ei asu Trans-Siberi maantee lähedalgi, seega on see eraldatud mattunud jää ja lume alla 8 kuuks. See on omamoodi tahtlikult nii tehtud. See koht asutati 1931 aastal Stalini Gulagide võrgustiku osana. Oma tippajal elas linnas umbes 12 000 inimest, kuid mõistetavalt lahkus enamik pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. 2010 aasta Venemaa rahvaloenduse ajaks oli jäänud alles ligi 2900 inimest. Tšerski on üsna tüüpiline näide Siberi linnadest, eriti kui need asuvad põhja pool polaarjoont. Need linnad asuvad sageli tundras. Veokid saavad tuua varusid, kui jõed külmuvad.
kuid te ei imesta ilmselt, kui kuulete, et need teekonnad võivad olla pikad ja ohtlikud. Teekond, kui seda üldse saab teekonnaks nimetada, Jakutskist, piirkonna suurimast linnast, Tšerskisse on veidi alla 1200 miili ehk 1900 kilomeetrit ja võtab aega nädala. Isegi lennureis turbopropellert lennukiga võtab 4,5 tundi. Isegi kõik need sajandid hiljem pole Venemaa ikka veel välja arendanud vajalikku infrastruktuuri, et ühendada Siberit Venemaa südamaaga. Ja see on osaliselt tahtlik. See aitab, kui Moskva leiab vajaduse kohalikke oma ambitsioonide nimel ära kasutada. Siberi inimesed on olnud esimesed, kes Ukrainas surevad. Et Venemaa suurte südamaa linnade inimesed ei peaks seda tegema. Kuid selline kohalike kohtlemine on 2 teraga mõõk. Nii vähese tähelepanu pööramine siinsetele inimestele ja infrastruktuurile tähendab, et Venemaa majandus on jäänud teise käigu peale. Siberi toob esile suurepärase paradoksi tänapäeva Venemaa elus. Kuidas saab üks maailma rikkamaid paiku olla nii vaene? Numbrid ei valeta. Venemaa on maailma kõige rikkalikum loodusvarade poolest riik. Investorid hindavad selle loodusvarasid tohutuks. 75 triljoni dollari väärtuses. Isegi Ameerika Ühendriigid jäävad kaugele teisele kohale, omades loodusvarasid 45 triljoni dollari väärtuses. Venemaal on maailma suurimad tõestatud maagaasivarud 2020. Aastal ulatusid need 1,32 kvadriljoni kuupjalani. See moodustab 20% maailma kogumahust. Venemaal on umbes 80 miljardit barrelit tõestatud naftavarusid, mis teeb sellest selles kategoorias maailma 8. suurima riigi. Aga tal on palju rohkemat pakkuda kui see. Tema loodusvarad on erakordselt mitmekesised. Venemaa on nagu fraas. Otse Kreeka mütoloogiast. See on sõna otseses mõttes kullarikas. Siituitis 2023 aastal 322 tonni kulda, olles teisel kohal pärast Hiinat ja tarbis neist vaid 71 tonni. Kulla kõrval on seal veel palju muudki. Ainuüksi Venemaa Kaug-Idas leidub hõbedat, puitu, rauamaaki, pliid ja tsinki. Seal on ka üle 543 miljoni aakri ehk 220 miljoni hektari põllumaad. See on oluline, sest energia kõrval on põllumajandustooted Venemaa teine suurim ekspordiartikkel. Ja kui sa arvad, et Venemaal pole kaasaegse digimajanduse jaoks vajalikke materjale, siis mõtle uuesti. USA geoloogiateenistuse hinnangul on Venemaal 3,8 miljonit tonni haruldasi muldmetalle. Selle varud on maailma suuruselt 5. kohal. Venemaa loodusvarade ministeeriumi sõnul on varud palju suuremad, 28,7 miljonit tonni. Kui see midagi tähendab. Me ei süüdistaks siin, kui sa arvad, et sellel pole suurt väärtust. Igal juhul ei ole need metallid ühte tüüpi, vaid neid leidub väga erinevaid. Seal on liitiumpatareide jaoks, gallium pooljuhtide jaoks ja beryllium lennukite, kosmoselaevade ning isegi võimalike tuumasünteesi reaktorite jaoks, kui nimetada vaid mõnda. Ainult Jakutias on Tomtori leiukohas vähemalt 1,7 miljonit tonni haruldasi muldmetalle. Kuid hoolimata sellest fantastilisest rikkusest on Venemaa majandus maailmas alles 11. kohal. See kõlab küll suurelt, aga kui neil on nii palju ressursse, miks see siis suurem ei ole? Pilt muutub veelgi nukramaks, kui vaadata inimesi. Maailmapank ütleb, et selle SKT elaniku kohta oli 2024 aastal peaaegu $15,000. Muide, see on väiksem kui näiteks Costa Rical. Kas Siberi piirkonnad, kus kogu see rikkus asub, tühjenevad? Miljonid inimesed on alates 1991 aastast lahkunud, otsides paremaid võimalusi sellistesse kohtadesse nagu Moskva. 1/3 Venemaa Kaug-Ida elanikkonnast on sellest ajast kadunud. Alles on jäänud vaid umbes 5 miljonit inimest. See ei juhtuks, kui nad saaksid sellest rikkusest kasu. Aga nad ei saa. Putinil on suured plaanid selle parandamiseks. Ta tahab, et Venemaast saaks üks maailma 5 suurimast haruldaste muldmetallide tootjast ja et riik haaraks aastaks 2030 12% rahvusvahelisest turuosast, mis tundub ebatõenäoline. Kas mäletad sealset teedevõrku? Tõenäoliselt ei toimuks seal eriti palju tegevust. Taristu lihtsalt puudub. Nagu sa ilmselt juba aru oled saanud, on teed üks asju, mille üle kohalikud Venemaal kõige sagedamini kurdavad. Nendel kaebustel on ka hea põhjus. Venemaa teed võivad olla lausa ohtlikud. 2023 aastal hukkus liiklusõnnetustes 14 700 inimest. See kõlab palju väiksemana kui samal aastal Ameerika Ühendriikides toimunud ligi 41 000 surmajuhtumit. Aga kui arvestada, et Ameerika Ühendriikides on 243 miljonit juhilubadega juhti ja Venemaal vaid 72,5 miljonit,
siis paistavad need õnnetused palju rohkem silma. Jällegi, numbrid ei valeta. Umbes 0,01% Ameerika juhtidest hukkus 2023 aastal õnnetustes. Venemaa juhtidest hukkus 2 korda rohkem. Goldman Sachs reastas Venemaa teedevõrgu kunagi maailmas 142 riigi seas 130 kohale. See oli mõned aastad tagasi, kuid kuna Venemaa valitsus kulutab tänapäeval 40% oma eelarvest sõjaväele, pole olukord ilmselt palju muutunud. Kui midagi, siis on olukord hoopis halvenenud ja seekord pole see vähemalt piiratud ainult Siberiga. Siberil võib olla suurim probleem, kuid ka sisemaateed on sageli halvas seisukorras ummistunud. Isegi marsruut Moskva ja Peterburi vahel ei ole varustatud raskeveokite liikluse jaoks. See tekitab veel ühe paradoksi. Kuidas peaks Venemaast saama haruldaste muldmetallide suurriik, kui ta ei suuda oma tohutus sisemaal inimesi, varustust ja kaupu transportida? Enne sõda hindas Venemaa transpordiministeerium, et Venemaa kaotas igal aastal 7–9% ulatuses SKT-st halbade teede tõttu. Miks Venemaa siis ei tee kõike võimalikku, et teid parandada? Asi pole nii lihtne. Karm kliima töötab selliste pingutuste vastu. Ja siis on veel korruptsioon. Korruptsioon on alati olnud üks peamisi põhjuseid, miks Venemaa pole kunagi olnud nii edukas, nagu tema diktaatorid soovisid. Praegu pole olukord teistsugune. Riigi infrastruktuuri parandamine nõuab suuri investeeringuid ja kui nii palju raha liigub, ei tasu imestada, et korrumpeerunud ametnikud sellele jaole püüavad saada. Ruski sild, mis oli kunagi maailma pikim rippsild, on umbes 3900 jalga ehk peaaegu 1200 meetrit pikk ja ühendab Vladivostoki Ruski saarega. See valmis 2012 aastal ja tollane peaminister Medvedev kiitis seda kui Venemaa inseneritöö sümbolit. Kuid on üks probleem. See on omamoodi Venemaa versioon sillast, mis viib ei kuhugi. Ruski saaril elab vaid 5500 inimest ja silla ehitamine maksis $1,1 miljardit. See on vaid üks näide. Jälgijate hinnangul kaotatakse korruptsiooni tõttu 70% teedeprojektidesse tehtud investeeringutest. Kohalikud töövõtjad, kes peaksid teid ehitama, maksavad poliitikutele, et tööd saada. Ülejäänud raha kasutatakse siis tee ehitamiseks. Kohalikud saavad seejärel kurta auke täis teede üle, mis meenutavad takistusrada ja mida nad peavad läbima. Nagu paljud taksojuhid üle maailma, meeldib ka Vene taksojuhtidele oma välismaiste reisijatega juttu ajada, kuid nad ei räägi ilmast. Ega isegi sellest, mida sa Moskvast arvad. Selle asemel küsivad nad, mida sa arvad meie Vene teedest? Ja ükskõik, mis vastuse reisi annab, saab ta alati sama vastuse. Sest Venemaal on teede üle kurtmine sisuliselt rahvuslik ajaviide. Üle 90% elanikkonnast on sellega nõus. Teed on kohutavad. Venemaa infrastruktuuri investeeringud on olnud ebapiisavad ja valesti suunatud. Kuid isegi kui kõik oleks aus ja täielikult tehtud, oleks neil ikkagi peaaegu lahendamatu probleem. Riik on lihtsalt liiga suur. Isegi Ameerika Ühendriikidel on palju probleeme oma infrastruktuuri hooldamisega. Suures osas on see sellepärast, et hooldada on lihtsalt nii palju. See on maailma 3. suurim riik, mille mandri osas on 4 erinevat ajavööndit. Kuid Venemaa on peaaegu 2 korda suurem ja seal on palju raskemini läbitav maastik. Seal läheb külmemaks ning asjade transportimine nii suurte vahemaade ja karmide piirkondade vahel on oma olemuselt riskantne. Kujutage ette, et peate kindlustama midagi sellist nagu haruldaste muldmetallide leiukoht, mille maapõuest kättesaamine maksis miljoneid, teades, et see peab läbima tuhandeid miile läbi karmi Siberi talve. Isegi kui Venemaa raudtee- ja maanteevõrgud oleksid ideaalselt hooldatud ja maailmatasemel, peaksid tooted ikkagi kogu selle vahemaa läbima. See on omamoodi sama probleem, millega Hiina kunagi silmitsi seisis. Siiditee oli maailma kaubanduse keskpunkt, ulatudes kuni Lääne-Euroopani. Aga isegi kui sa eemandad kõik vahendajad ja teel varitsevad röövlid, nagu mongolid omal ajal tegid, oli see tee lihtsalt liiga pikk ja kurnav, et sellel liikuda. Majanduskasvu piiras alati see geograafiline ruum. Sellepärast, kui avanesid alternatiivid, mereteed, mida eurooplased hakkasid avastama 15. sajandi lõpus, kadus siiditee kiiresti unustusse. Xi Jinping üritab seda meeleheitlikult taaselustada, kuid tal läheb sama vähe edukalt kui tema sõbral põhja pool. See lugu toob esile veel ühe huvitava paradoksi. Teoorias ei peaks Venemaa olema piiratud oma reeturlike maismaateedega. Venemaal on peaaegu 24 000 miili ehk 38 600 kilomeetrit rannajoont,
mis on maailmas 5. tulemus, kuid mitte kogu rannajoon pole ühesugune. Venemaa ei kasuta oma rannajoont ära. maailmapanga andmetel on Hiina konteinerite sadamaliikluse poolest esikohal, ulatudes 2022 aastal peaaegu 269 miljoni 20-jalase ehk 6-meetrise ekvivalentühikuni, mis tähendab standardmõõdus kaubakonteineri ühikut. Ameerika Ühendriigid olid kaugel teisel kohal 62,2 miljoniga. Kus oli Venemaa? Mitte esikümnes. Proovi 36. kohta. See on isegi madalam kui väikestel riikidel nagu Belgia. Singapur, mis on riikide arvestuses 3. kohal, saab oma sadamates peaaegu 10 korda rohkem konteineriliiklust kui Venemaa. Selgub, et sellel on ka põhjus. Venemaa sadamad ei ole eriti head ja see ei pruugi olla tingitud ebakompetentsusest või korruptsioonist. Vähemalt teoreetiliselt saab seda parandada. Aga on veel midagi, mida ei saa. Vaata, kus Venemaa rannik tegelikult asub. Valdav enamus sellest asub riigi põhjaosas ja üle poole Venemaa territooriumist jääb 60. põhjalaiuskraadist põhja poole. Venemaa rannajoon moodustab üle 53% kogu Arktika ookeani rannajoonest. Mis on siin üleval sinu pidev kaaslane? Vastus on ilmne. Peaaegu kõik Venemaa sadamad on suure osa aastast jääs. Selle vastu on lahendus jäälõhkujad ja Venemaal on neid palju. Venemaa laevastikus on 57 jäälõhkujat rohkem kui ühelgi teisel riigil. Kanada on kaugel teisel kohal 18 jäälõhkujaga. 8 Venemaa jäälõhkujat on tuumajõulised, mis tähendab, et nad saavad olla merel mitu kuud järjest, murdes jääd ja aidates Venemaa kaubandust. Ameerika Ühendriikidel, kellel on vaid 5 jäälõhkujat, on hakanud Venemaa jäälõhkujate laevastiku probleemina nägema. Kogu NATO alliansil on kokku vaid 47 jäälõhkujat. Seega on sõlmitud leping NATO liitlastega, et tagada, et Venemaa ei saaks täielikku ülekaalu Arktikas. Nad näevad ette ühise 990 jäälõhkujast koosneva laevastiku loomist. Kuid on põhjus, miks Ameerika Ühendriigid on oma jäälõhkujate laevastiku hooletusse jätnud. Neil pole lihtsalt olnud vaja nii kalleid laevu. Nende sadamad ei külmu kauaks. Need on alati avatud. Venemaa vahetaks kohad silmapilkselt, kui saaks. Venemaal on vaid mõned jäävabad sadamad. Praegu kuuluvad nende hulka Sevastopol, okupeeritud Krimmis ja Novorossijsk Mustal merel. Kuid need ei ole ideaalsed. Need asuvad Bosporuse ja Dardanellide taga, mida kontrollib Venemaa ajalooline rivaal Türgi. Rivaliteet tuli taas esile mõni päev pärast sissetungi, kui türklased teatasid, et nad ei lase Vene sõjalaevadel väinadest läbi sõita. Kui asi peaks väga halvaks minema, võiksid türklased igal ajal blokeerida Venemaa juurdepääsu Vahemerele. Peeter Suur ja temale järgnenud Vene diktaatorid kulutasid palju verd ja varandust, pidades põlvkondade kaupa sõdu osmanite türklastega, et kindlustada tugipunkte Mustal merel. Ja ometi on Türgil endiselt geograafiline eelis. Seetõttu laienes Venemaa mujale, otsides rohkem sooja veesadamaid. On olemas Kaliningrad, kuid ka sellega on probleem. Selle asemel, et olla Türgi kitsaskohtade taga, on see sadam kitsaskohtade taga, mida teised vanad vaenlased, Taani ja Rootsi, saavad hõlpsasti kontrollida. Eriti nüüd, kui neil on Ameerika abi. Rootsi kindlustab uuesti Gotlandi saart, mis asub vaid 200 jala kaugusel. 214 miili ehk 345 kilomeetrit Kaliningradist eemal. Seda nimetatakse juba NATO lennukikandjaks Läänemeres. Ja isegi kui Vene laevad suudaksid siit kitsaskohtadest vigastusteta läbi pääseda, peaksid nad ikkagi läbima Inglise kanali ja kõik NATO mereväeüksused seal. Varasematel aegadel oleksid nad pidanud silmitsi seisma kuningliku mereväe jõuga. Seega ei ole Kaliningrad lahendus Venemaa Musta mere probleemidele. Venemaa geograafia pakub siiski väljapääsu, mingil määral. Üllataval kombel ei külmu Murmanski sadam tavaliselt talvel ära, hoolimata selle kõrgest põhjalaiusest. See on tänu soojalaiuga hoovusele, mis tuleb Ameerika lahelt, mida varem tunti Mehhiko lahe nime all. Aga mitte nii kiiresti. Vaata, kus Murmansk asub. Et Murmanskist avamerele pääseda, peavad Vene laevad läbima GUKI vahe, 2 väina Gröönimaa ja Islandi ning Islandi ja Ühendkuningriigi vahel. Kuninglikul mereväel on nende vete patrullimises palju kogemusi elava mälu jooksul. Külma sõja ajal oli see piirkond nende eriala. See oli veelgi hullem keiserliku Venemaa jaoks ajal, mil kuninglik merevägi valitses maailma meresid. Venemaa avamere soojavee sadamate puudumine oma Euroopa südamaal andis talle veel ühe põhjuse jätkata laienemist ida poole, üle Uurali kuni Vaikse ookeanini ja isegi Põhja-Ameerikasse. Mida ta nende pingutuste eest sai?
kõigepealt vaadakem Petropavlovsk-Kamtšatski sadamat Kamtšatka poolsaarel. Üllataval kombel see ei jäätu. Kahjuks Venemaa jaoks pole see siiski eriti hea. Kamtšatkat ei saa maismaa ega raudtee kaudu Venemaa mandriosaga ühendada. Maastik on lihtsalt liiga raskesti läbitav. Nii jätkas Venemaa kogu tohutul Euraasia mandril sooja vee sadama otsimist, mis ei oleks potentsiaalselt vaenulike kontrollpunktide taga. Vladivostok oli üks peamisi sihte. Lõpuks, selle 19. sajandil Hiinalt kättesaamine oli suur võit. Kahjuks Venemaa jaoks pole sellest siiski küllalt. Tollal külmus see sadam 4 kuud aastas. Sellel pole golfi hoobuse soojendavat mõju ja see asub polaaralade lähedal, kus Siberi külmub novembrist märtsini. Kliima on nüüd soojem, nii et sadam ei jäätu tänapäeval enam nii palju, kuid on tekkinud teine probleem. Et jõuda Vladivostokist avamerele, peavad Vene laevad läbima kontrollpunkte Jaapani meres. See on halb uudis Moskvale. Vladivostok ei olnud Venemaa jaoks rahuldav. Seetõttu püüdis ta kontrollida Port Arturi, mis on nüüd Lüshunkou rajoon Tallianis, Hiinas. See ei jäätunud talvel. Tõsi, see on endiselt avamerest eraldatud, kuid parem on minna läbi Kollase mere ja Hiina ranniku kui Jaapani mere kaudu. Eks ole? Jaapan nii ei arvanud, mis aitas kaasa Vene-Jaapani sõja puhkemisele. Sellest ajast peale on Venemaa ja Jaapan olnud enam-vähem vastasseisus. Venemaa ei suutnud Port Arturi enda käes hoida. Jaapan vallutas selle sõjas. Nõukogude Liit sai sellepärast teist maailmasõda tagasi, kuid andis selle 1956 aastal uuele Hiina rahvavabariigile. Nii et kogu see seiklus oli ikkagi asjata. Peeter Suur kujutas Venemaad ette suure mereriigina, kuid ükski tema järglastest pole suutnud sellele visioonile vastata. 19. sajandi Vene tsaarid muutusid nii meeleheitlikuks, et leida sooja vee sadam, mis oleks kuningliku mereväe eest kaitstud, et nad hakkasid otsima võimalusi Pärsia lahes või isegi India ookeanil. Nii algas suureks mänguks nimetatud võistlus Suurbritanniaga. Venemaa ei võitnud seda. Kõigist oma saavutustest hoolimata on Venemaa tänaseni sisemaa riik, kui tema vastased seda soovivad. Ei vaja ajas liiga kaugele tagasi minna, et leida näidet, kui ohtlik see võib olla Venemaa julgeolekule. Natsid tegid tõepoolest kiireid edusamme, kui nad tungisid 22. juunil 1941 Nõukogude Liitu. Ameerika Ühendriigid nõustusid varsti pärast seda varustama Nõukogude Liitu Lend-Leasi seaduse alusel, kuid oli üks suur probleem. Kuidas need kaubad tegelikult kohale jõuavad? Murmansk, natside allveelaevad muudaksid selle marsruudi keeruliseks ja ohtlikuks. Lisaks oli Hitler okupeerinud Norra. Musta mere marsruut? Kohe kindlasti mitte. Kreeka oli teljeriikide okupatsiooni all. Lisaks olid natsid Krimmi hõivanud ega kaotanud seda enne 1944 aastat Vladivostok või mõni muu piirkond Venemaa Vaikse ookeani rannikul. See tähendaks, et tuleks tegemist teha keiserliku Jaapani mereväega ajal, mil Tokyo oli piirkonnas domineeriv jõud. Oli ainult üks valik. Laevad randuksid Pärsia lahe sadamates ja liiguksid siis läbi Iraani Pärsia koridori. Ja isegi selle saavutamine meenutas midagi paroodiafilmist. Suurbritannia ja Nõukogude Liidu ühine sissetung. Sealne valitsus oli enne seda teljeriikide suhtes liiga poolehoidlik. Õnneks sissetung õnnestus. Ameerika varustus jõudis Venemaale pärast pool maailma tiiru ja natsid tõrjuti lõpuks tagasi. Venemaa võiks teoreetiliselt ehitada tugeva mereväe, et nendele geograafilistele nõrkustele vastu seista. Kuid siin on üks probleem. Sa võisid seda juba oodata. Paberil on Venemaa merevägi üks maailma tugevamaid. Aga kui vaadata sügavamale, näed, milliste probleemidega see silmitsi seisab. Kõik Venemaa suured laevad, ainus lennukikandja, 4 ristlejat ja 10 hävitajat on üle 30 aasta vanad. Isegi Venemaa allveelaevastik vananeb. Uuemad laevad, mis teenistusse tulevad, on enamasti kergemad fregatid või korvetid. Neil on väiksem tegevusraadius ja nad ei ole lahingus nii võimekad. Teisisõnu, Venemaa merevägi muutub järjest vähem võimeliseks oma merekaubanduse kindlustamisel ja oma geograafiliste nõrkuste kompenseerimisel. Ja see kõik on tingitud veel ühest geograafilisest asjaolust, millega sa nüüdseks juba tuttav oled. Peeter Suure soov muuta Venemaa suureks mereriigiks ei kõrvaldanud probleemi, et riigil on avatud piirid ja potentsiaalselt vaenulikud riigid nii läänes kui idas. Maailma tasemel sõjaväe omamine on kulukas ettevõtmine, eriti kui tegemist on mereväega. Seetõttu on enamik riike ajalooliselt pidanud valima, kas kulutada ressursse maismaavõimu või merevõimu arendamiseks. Tegelikult on see natuke eksitav väide. Tavaliselt teeb geograafia selle valiku nende eest.
saareriigina ei pidanud Suurbritannia oma maismaa armeesse nii palju raha panustama. Investeerimine mereväkke oli nende jaoks parim viis end kaitsta. See oli ka suurepärane viis muuta end maailma domineerivaks impeeriumiks. Venemaa puhul on vastupidi. Selliste raskesti kaitstavate piiridega peab Venemaa kulutama palju rohkem raha, et hoida üleval armeed, mis suudaks nii suurt territooriumi katta. Kõik Venemaa kriisid on toimunud maismaal, mitte merel. Moskva jaoks on mereline võimsus luksus, mis muutub üha vähem taskukohaseks. Kas Venemaal on üldse mingit väljapääsu? Kas Venemaa suudab leida viisi, kuidas oma tohutud ressursid viia näljastele maailmaturgudele nii, et välisrivaalid ei saaks sekkuda? Võimalik, et see on võimalik. Venemaa jaoks on globaalne soojenemine väga hea asi. 2018. aastal sõlmisid Venemaa ja Hiina $9,5 miljardi suuruse investeerimislepingu infrastruktuuri arendamiseks. See kõlab tavapäraselt, kuid selles oli midagi omapärast. Venemaa pressiteates nimetati ainsa konkreetse prioriteedina Põhjamere teed. See marsruut, mida võid tunda ka kui kirdeväila, ulatub Murmanskist Vladivostokini. Sellel on palju eeliseid. Kas mäletad seda laeva, mis 2021 aastal Suessi kanalis kinni jäi? See maksis maailma majandusele $400 miljonit tunnis. Hästi arendatud Põhjamere tee väldiks kõike seda. Selle asemel, et seilata ümber Euraasia läbi kitsaskohtade nagu Malaka väin ja Suessi kanal, võiksid nad minna mööda Venemaa rannikut. Sellel on palju eeliseid. See säästaks palju aega ja raha. Tüüpiline reis, näiteks Tokyost Hamburgi, kestab Suessi kanali marsruudil 48 päeva. Sama teekond mööda Põhjamere teed võtaks vaid 35 päeva. Inimesed on lootnud Arktika laevateede kaudu aega säästa juba alates 16. sajandist. Aga nüüd hakkavad asjad lõpuks paremuse poole minema. Peaaegu sõna otseses mõttes. 2010. aastal läbis Põhjamere teed kokku 41 000 tonni kaupa. 2019. aastaks kasvas see arv peaaegu 7 korda, ulatudes 285 000 nii. See on osaliselt tänu rohkematele jäälõhkujatele. Aga Moskva loodab, et varsti näeb neid merel harvemini. Teaduslikud mudelid lähenevad ja need ennustavad midagi, mida pole juhtunud. 125 000 aasta jooksul. Arktika ookean võib olla suvel jäävaba aastaks 2050. Julgemad ennustused ütlevad, et see võib juhtuda juba 2030-ndatel. Ja see võiks olla suurepärane uudis Venemaale. Tõsi, seni on Põhjamere tee arendamine olnud pigem ülespuhutud teema, kui midagi, mis tegelikult toimunud oleks. Hiina tunneb endiselt huvi, kuid konkreetseid projekte on vähe olnud. Venemaa sissetung Ukrainasse lükkas need arendusplaanid edasi. Sellegipoolest võime sellel sajandil oodata konkreetsemaid investeeringuid. Võita on lihtsalt liiga palju ja Venemaa oleks suurim võitja. Kujutage ette, et laevad üle kogu maailma peatuksid Venemaa rannikul äri ajamas. Aga kas see vabastab Venemaa tõesti tema geograafilisest needusest? See on vaieldav. Mõni aasta tagasi rääkisid mõned Venemaa ülirahvuslikud sõjablogijad Alaska tagasisaamisest. See jutt tuli vastusena uuele seadusele, mille Vladimir Putin kehtestas. See raldas vahendeid Venemaa vara otsimiseks, registreerimiseks ja juriidiliseks kaitsmiseks välismaal, sealhulgas endise impeeriumi ja Nõukogude Liidu territooriumitel. Vladimir Putin ei võtnud Alaskat tagasi, kuid kriitikud küsisid, mida see kaitse tegelikult tähendab. See sõna oli Venemaa ajaloolises laienemises tavaline retooriline võte. Kuna Arktika jää sulab, oleks põhjust seda tagasi tahta. Vahema Venemaa ja Ameerika territooriumi vahel üle Beringi väina on mandri kitsaimas kohas vaid 55 miili ehk 88 kilomeetrit. See oleks Venemaa laevandusele avatud Arktikas tõsine probleem. Alaskal on 9 aktiivset USA sõjaväebaasi. Mõnes neist paikneb tõsine tehnika, nagu F-22 Raptorid ja F-35 Lightning kaked. Seal on ka allveelaevade testimise rajatis. Ütleme nii, et kui asi peaks tõsiseks minema, siis Venemaa kaubandus mööda turusat Põhjamere teed ei oleks ikkagi välisriikide eest kaitstud. 21. sajandil võib Beringi väin olla veel üks reetlik kitsaskoht, millele Venemaa peab meeleheitlikult lahenduse leidma, kuid ei suuda. Nagu näete, ütles Venemaa kohta kõige paremini tuntud Stalini eluloo kirjutaja Steven Kotkin. Venemaa tahab silma paista suurriigina, kuid tema võimed pole kunagi vastanud tema ambitsioonidele. Sest ükskõik kui suured nende armeed ka poleks, isegi kõige võimsamad valitsejad ei suuda vallutada kogu kaarti. Aitäh, et täna minuga liitusite.
loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. veel kord aitäh ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk.